Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast taas kuulama Toila podcasti. Tegemist on 38. osaga juba ja täna olen taas toonud teile ühe põneva kuulamise. Meile on külla tulnud jõulutat Valdemar, Rabatalu saunad ja elamused peremees Ronaldo Sildnik. Tere, Ronaldo! Tere, Kaisa! Nagu sa tead, siis me kõik tuleme lapsepõlvest. Kuidas ja kus sinu lapsepõlv möödus? Minu kõige ilusam lapsepõlv möödus Tammiku Alevikus Pauliku külas. See oli lapsepõlv, kus sai sõidetud võrridega, jalgratastega, mootorratastega, sai hommikust õhtuni neid remonditud, sai neid lapitud, küünarnukkideni kogu aeg olime õlised. Keegi meile ei öelnud õhtul, et mine nüüd pese oma käed korralikult puhtaks või sul oli siin kuskil kriimud-kraamud, sa lähed mädanema, ei läinud. Õues pesupulbriga pesime enda õli maha, läksime magasime Einasaras, hommiku ärkasime, jälle võrrid siklid käima. Ei, hommik ärkas nii, et kõigepealt käisid kanalas, võtsid kana pesast munad lõid pannile. Hea, kui oli juba kurktomat kasvuhoones, selle lõikasid kõrvale, sõid sealt samast raudpanni pealt, gaasipliidi peal tehtud, selle panni pealt sõid toidu ära, panid võrri või mootorratta käima ja terve päev olid kadunud küla peal. Ilma mobiiltelefonita, ilma kellegita, lihtsalt sõpradega. See oli kõige ilusam lapsepõlv. Õhtul tulid koju, kahtlemata olid sa alati verine kusagil, sest sa olid kukkunud ennast lihtsalt lõhki. Aga see oli ilus aeg. Kas lapsepõlvest on ka mingid selliseid mõtteid või ütlusi, mida sulle ütlesid kas vanemad või vanavanemad, mis sind täna jälle kuidagi saadavad? Jaa, öeldi, et tule palun ikka ööseks koju tervelt ja ühes tükis. Ära ennast lõhki ega puruks sõida kusagil. No jutt oligi need võrrid, mopeedid, mootorrattad, need olid ju kõik ise kokku klopsitud. Ja ega siis too aeg ei olnud keegi, et pane kiivere pähe, siis sõideti ka ilma kiivriteta. Ja kahtlemata ikka kuskil Karjakopli aias sõitsid läbi, kus olid okastraadid, neid sai näinud või no mida iganes, kõike juhtus. Käisime ju kuskil Metsasoojärvedes ujumas ja sealt kui sõitsime, siis ikka kukkumisi juhtus ja ikka küljed olid lõhki ja kraabitud ja verised ja nii edasi ja panime paiselehed peale ja siis saime kuskilt mingisuguse särgi, tõmbasime sellega selle jala või käe kinni ja sõit jätkus, ega keegi jooksnud traumapunkte siis. Kas täna on siis kiiver peas või? Täna muidugi kahtlemata kiiver peas. Kas sul on elus kedagi, keda sa pead enda eeskujuks, et kedagi võib olla lapsepõlves, kes siis oli sinu elus ja keda sa täna endiselt hindad väga? No üks eeskuju on muidugi minu onu Margus. Ta mind väga palju aidanud ja õpetanud, just et ta mind õpetanud, et ma olen ilma isata kasvanud, ta nagu mulle isa eest olnud. Ja kõik see, mis ta mulle andnud eluks on, ma olen talle südamest väga tänulik. Ja kindlasti, kui ma siit praegu ära lähen, siis ma olen käib poest läbi, ostan ühe vahuveini talle korraliku, lähen kingin talle selle eest. Tervitused Margusele, aga kas sa mäletad, kelleks väike Ronaldo tahtis saada, kui ta oli väike poiss? No, kindlasti see ei olnud politseinikuks, kindlasti see ei olnud ka kaevuriks. Miks politsei ei olnud, sest nendega oli juba nii palju jamasid? Too aeg olid miilitsad. Ja miilitsad kiusasid meid tegelikult hommikust õhtuni, sest meil ei olnud ühelgi mootorrattal ega ühelgi kaherattalisel või kolmerattalisel liikuval aparaadil dokumente. Okei, aga kelleks siis seda tahtsid? Ma mäletan, kui koolis küsiti, siis oli väga paljudel lastel oli siuke asi nagu kosmonaudiks. Aga ma ei mäleta, kas ma seda ütlesin, et kosmonaudiks. Mul tõesti ei ole meeles. Kindlasti võis olla midagi ikkagi mingisugust autodega. Vist ma mäletan, et mingi suure veoauto juhiks või midagi taolist, et see oli väga põnev, et sa saad seda autoga sõita, kuskil maailma avastada. Midagi taolist võib olla, aga rohkem nagu ei mäleta küll praegu. Kui sa juba seda kooliaega korra mainisid, kuidas sa kooliaega meenutad? Mis sealt kaasa oled võtnud?
ütleks nagu soomlased ütlevad, sigakiva, sigalahe aeg. Kui ma räägin tänapäeval oma lastele, et kuidas neil käib koolis õppimine, siis see mulle meenutab nagu mingit tsirkust, sest kui meil oli õppimine, meil olid õpetajad hästi ranged, meeletult ranged õpsid olid. Ja ega meil ikka seal sõnaõigust ei olnud, kui me midagi plõksisime, siis kas kaardikepp või joonlaud, see suur puidus, see käis vastu laua siukeste latakaga, et pilpaid lendas igasse klassi nurka ja mitte üks laps ei julge piiksatada ka, vaikus oli täielik. Oma enda klassijuhataja, õpetaja Allikmäe, peaks minu teada siiamaani olema veel eluski täitsa ja tervitused talle. Räägi korraks sellest ka, et mis koolis sa räägid siis? Jutt on Kohtla-Järve, too aeg oli ta esimene keskkool. Ja jutt oli 7.-8. klass, kus me selle kooli nagu lõpetasime. Ja oligi siuke vahva aeg seal koolis, et ega kui sa ikka õppida ei viitsi, siis jääd istuma. Sa pidid natukenegi pingutama, aga see pingutamine käiski kuidagi, sa vaatasid, et saaks kuidagi moodi need eksamid tehtud, kas siis pikerdatud või mida iganes. No vene keele asjad, need olid suus, nendega ei olnud probleem, aga igasugused füüsikad, keemiad ja bioloogiad ja pühad ja ristu lappi, nendega oli keeruline, neid oli vajas pikerdada, see eksam läbi saada ja seal tegelikult, mis mul hästi lahedalt praegu meelde tuli, kadunud vanaema käis karjafarmis, kus oli 100-pealine laut, 100-pealine lehmafarm ja ma käisin tal õhtuti kogu aeg abis. Ma käisin neid loomi, teinekord oli vaja nad karjakoplist ajada sisse, sügisel talvel muidugi mitte, ma käisin seda lauta alati puhastamas ja kõik turbad, värgid, heinad, õled alla seal ja siis tuli koju tagasi, teinekord kui vanaema oli haige, ta ei saanud minna. Ma jäin hommikut, järgmine päev koolis magama tunnis, ma olin nii väsinud lihtsalt. Ja siis õpetaja Allikmäe, minu klassijuhataja, tuli Saparoosetsiga koju ja küsis, miks Sildnik jääb kogu aeg tunnis magama. Ja siis vanaema ütles talle, et Ronaldo käib mul karjalaudas abis ja ta teinekord tõesti ma ei saa minna, ta ise möllab seal poole ööni, tuleb koju ja ta on väsinud ja ega keegi meile armu ei anna, et sa ei lähe kooli, sa oled väsinud, jalaga tagumiku ukse vahelt ja läksid nüüd kolises. Ja siis õpetaja peale seda, seesamane härra Allikmäe, kui mul oli eksamid, ta ütles, Sildnik, sa oled puupea, ma panen sulle 2, aga selle eest, et sa vana inimest aitad, ma panen sulle 3-2 miinusega. Ja ta hoidis mind 7. ja 8. klass. Et põhimõtteliselt, kui ma 2 sain, siis ta ikka venitas selle alati 3 mulle kuidagi moodi ära ja ta vedas mind läbi ja ta just austas mind selle pärast, et ma aitan vana inimest. See on mulle terveks eluks meelde jäänud. Eks need võtted, mis sa nimetasid, et pilpail lendas ja olid natukene ekstreemsed, aga kuidagi moodi juhtus ka meie ajal ja kõik on elus on ja. Aga eks tänapäeva lapsed ja lapsevanemad on natuke teistsugused juba ja aeg on ka mööda läinud, aga kui su kooliaeg sai läbi, siis mis oli su kõige esimene töökoht? See, kus sa nii-öelda siis noorena ikkagi juba mingi raha teenisid? See oli õude töökoht. Mis töö see oli? See oli Kävas mineraalvatti tehas, mingi AKSM või mis ta seal oli, kus valmistati mineraalvatti. Ja see veneaegne mineraalvatt, vanakooli inimesed teavad kõik, see on õuduskuubis. See on jube, kus see torgib ja kui sa pidid neid linte seal parandama, siis ütleme nii, et sa ei saanud järgmine päev neid eelmise päeva riideid selga panna, sa pidid kuskil ära pesema, sa lihtsalt sügelesid, kõik sul torkis, see oli nii jube. Ja ma ütlen ausalt, ega ma seal vist üle paari kuu vastu ei pidanud, ma ütlesin, käige tegu pikalt ja pidevalt, ma tulen sealt ära, ma ei saanud seal töötada. Kas palk oli vähem motiveeriv või? Ei, ma ei mäleta sellest ajast enam midagi. Aga mis see järgmine töö oli? Mis see järgmine töö? Ma ei mäletagi, mul ei ole meeles. Eks neid ameteid on olnud. Üks pikemaid töid, mis mul nagu üldse on jäänud, oli autoservis. Autoremont ja siis ma läksingi onu juurde ja onu võttis ma olin 20-aastane poiss või 21 äkki. Onu võttis ma oma käppa alla, õpetas ma välja autoid värvima tegema, alguses muidugi pahteldama, ette valmistama. Aga siis oli hästi lahe teha, kõik olid Siguliid ja Moskvitsid, väga kihvt aeg oli, kõik autod ei erinenud. Ja siis sai juba vaikselt värvima õpitud ja keevitama ja siis niimoodi sai seda tööd põhimõtteliselt tehtud 22 aastat. Vahepeal sai ka muid asju tehtud, aga see oli nagu põhitöö. Kas vahepeal tabas sind ka tsiklimaania? Jah, see oli kuskil, tegelikult see tsiklimaania on mul olnud lapsest peale, aga lihtsalt ma olin 20-aastane, kui ma sõitsin, mul oli avarii ja ma sõitsin tsikliga seljaporuks. Ma olin 2 kuud, olin haiglas. Siis ma peale selle, kui ma sealt ära tulin sealt haiglast, olingi mingi 21,
siis ma läksingi sinna servisesse nagu tööle ja siis ma tegin tsiklitega pausi kuskil 5-6 aastat ma ei puutunud neid, ma ei tahtnud näha ka. Aga siis tuli mingi kuskilt järsku hakkasid tulema välja mingid shopperid, Narva tsiklimehed, noh nüüd on nad mulle ka lähedalt head siukesed kamraadid, mitte kamraadid, aga pigem siukesed nagu tuttavad. Kamraad ei ole õige sõna selle jaoks. Ja siis kui me nendega hakkasime koos nagu suhtlema, siis ma vaatasin, kui lahedad asjad on, tsiklid on need shopperid ja siis me hakkasime nagu neid koos tegema, tähendab, noh mina tegin, käisin nende juures, nemad aitasid tuunida ja siis said oma esimesed tsiklid valmis. Esimesest tuli teine ja teisest tuli kolmas ja need kõik olid vene tsiklid, aga seal sai ime asju tehtud ja lõpuks siis vaatasin, et see vene tsikkel ei ole enam see, et nüüd tuleb lääne pill osta ja siis sai edasi mindud juba lääne tsiklitele, noh nendega oli palju lihtsam. Suuremad, tugevamad, võimsamad, ei olnud vaja remontida tee ääres kogu aeg, nagu vene ratastega olid, küünarnukkideni õline ala lõpmata. No see on juba sul lapsepõlvest ju käib verega kaasas. Jaa, aitäh sulle, Kaisa. Aga täna on sul ka tsikkel? Jaa, täna mul on tsikkel küll, mul on Honda VTX 1800, korralik monster. Ostsin ta, ei mäleta, üle 10 aasta tagasi Leedust. Samasuguse ilmaga nagu täna, talvel käisime, tõime ta ära, sõita proovisõitu ei saanud, nagu põrsas kotis ostsin ja tõin koju ja siis hakkas muidugi kõigepealt pihta, ega siis sõitma ei mindud, siis hakkas tuunimine. See kestis ikka aastaid, noh eks muidugi vahepeal sõideti ka, aga tuunita ikka oli vaja teha kõik oma käe järgi, sest ma olen siuke, et mulle ei meeldi teha see variant, ma tahan teha kõik oma käe järgi ümber, et oleks teistsugune nagu minu mall. Ja siis ma sain ta lausa üks talv, ma viisin ta Soome, kui ma töötasin keevitajana. Seal olid kõiksugused keevitamise võimalused, digid, värgid, särgid, roostevabad, kõik asjad. Siis ma tassisin ta käruga Soome ja siis seal ma teda ikka 3-4 kuud tuunisin. Sain nagu loa selleks ja tuunisin teda õhtuti peale tööd ja siis kevadel tõin tagasi ja siis, nagu vanarahvas ütleb, lõin vänta ja sõitsin. Kuigi sellel tsiklil ei ole vänta, selle starteriga. Aga kurbusega pean ütlema, et viimane aasta, see suvi sõita ei saanud. Ei jõudnud lihtsalt. No tuleb järgmine suvi, hoiame sulle kõik pöialt. Siis kui sa tuleb minuga koos sõitma, siis ma kindlasti tulen. No kui sa kutsud, siis ma kindlasti tulen. Siis ma läheme, järgmine suvi läheme, võtame vähe pikema reisi kohe ette. Aga sind teatakse ikkagi kui Rabatalu peremest. Kuidas tuli Rabatalu sinu ellu? Kõigepealt see Rabatalu peremees, seal on ka igasugu muid nimesid nagu Jürgne Isane ja Sookoll ja Švek ja kuidas nad mind kõik kutsuvad niimoodi seal. Aga kuidas ta tuli mu ellu või? Kas sa otsisid endale uut kodu või sa tahtsidki midagi arendama hakata, et kus see soov üldse tuli ja miks see tuli? Tegelikult ma otsisin maakodu endale, põgeneda linnast ära. Kas sa siis elasid linnas? Kui ma olin 3 kilomeetrit maalt, vaatasin Jõhvi linna, siis see oli minu jaoks linn. Okay. See ei ole maaelu. Siis kui ma ta ostsin, ta oli maaelu, maakodu. Aga kuna tuli transiit hakkas minu maja juurest läbi käima, rekad, värgid, kõik see transiit hakkas sealt läbi käima ja siis see kõik muutus. Sellest rahust ja vaikusest sai siuke pöörane nagu mingi, ma ei tea, kiirde ääre elu. Ja see mulle enam ei sobinud. Kõik see rahvas ja see kõik, mis siin toimus, nagu see hakkas kuidagi nii, ei olnud enam see, mida ma tahtsin midagi muud. Siis ma tahtsingi endale maakodu väikest, majakest, kus oleks pisikene, üks hoonekene, aga ostsin, oli 8 hoonet ja mina nagu ma olen, ma ei raatsin neid ära lõhkuda. Aga kuidas just see Rabatalu siis jõudis sinuni? Et sa kindlasti käisid ju mitmeid kohti vaatamas ja valisid ikkagi hoolega, et kus see, see õige unisuste koht peaks siis olema? Ja neid kohti sai circa 10 läbi käidud. Circa 10 sai läbi käidud, aga see oli ainus. See oli ainus, mis mulle silma hakkas ja ma ütlesin, et see on see õige koht, aga tol hetkel elas seal inimene sees ja ma ei saanud seda ja siis ma nagu loobusingi sellest täitsa, siis ma mõtlesin, et no midagi peaks ikka endale lubama. Ma olen siuke inimene, et ma alati iga aasta tahan endale midagi osta, nagu mingi kingituse teha. Ja siis ma mõtlesin, et no ma ei saa nagu, kuidas ma ütlen, suvel teenitud rahadeks ja ma lihtsalt tahtsin endale midagi, nagu mingi kingitusse teha. Siis ma mõtlesin, hea küll, et ma ostan selle tsikli siis ära. No. Tõin selle tsikli siis Leedust ära, tõin koju ära ja läinudki mööda, mingi aastake läks mööda ja üks kamraad ütleb mulle, vana hea sõber ütleb,
et ma leidsin sulle maja, lähme vaatame. Sõitsime seda maja vaatama, ma räägin, ma olen käinud siin, et siin elab ju inimene, siin ei ela enam keegi, see on juba tühi kõik. No ja siis tegime kohe kauba ära, sama päev lõunal juba tegime omanikuga kauba ära ja käisime kodus neile ja oligi kõik ja sealt hakkas ühe meeletu töö, ühe vana maakodu üles äratamine, elu äratamine, sest ta oli tegelikult ikka hukule määratud. Seal oli 3 hoonet, ma kindlasti lammutasin maha, mis ei olnud enam võimelised taastama, ülejäänud 5 said oma eluvaimu uuesti sisse. Tänapäeval on praeguse seisuga juba natukene rõõmsam pilk, et kõik majad on saanud juba enam-vähem siukese nagu näo pähe välja arvatud maja fassaadi aknad. Aga sa ikkagi ostsid sellepärast, et sa tahtsid endale maakodu. Kust tuli siis mõte, aga teeme turismikompleksi ja hakkame saunu tegema siia? Oi, see oli minu 50 juubel. Ja me 50 juubel oli vist 50 juubel, istusime sõpradega saunamajas, see oli esimene pidu selle saunamajas, mille me korda saime. Öösel kell 2 veel sai koristatud ehitusjääke sealt seest, et saaks järgmine päev pidu pidada. Ja siis nagu, mäleta, kes see ütles, keegi ütles, kuule, aga proovi turismindust. Siis ma mõtlesin mingi sekundid 10, ütlesin, mis see tähendab. Siis kõik hakkasid naerma, ütlesid, no saad aru, et sul on olemas, näed siin saunamaja, eks ju. Sa kutsud kliendid siia, pakud seda teenust, nad saavad siin ööbida, süüa, juua. Pole paha võtta, peaks proovima. Ja esimesed, kes käisid, olid Toila noored poisid meil. Toilakad käisid vabariigi aastapäeval, ma mäletan, jah, nii et see läks siis, ütleme, november, detsember, jaanuar, veebruar, 4 kuud läks aega, kui esimesed jõudsid kohale. Ja siis oli juba kümblustünn ka ratastel, et sai juba üht-teist rentida. Et kuidas see idee siis nüüd niimoodi edasi kasvas, et aga teeme sükse suure ikka turismikompleksi ja hakkame saunat, teeme ka kõik peale ja. Üks naisterahvas ütles mulle kunagi, kes seal käis, ütles, kui sa tahad, et klient tuleb sulle 1 kord, 2 kord ja ka 3 kord, siis sa pead alati midagi juurde siia tegema. Sest inimene tuleb 1 kord, ta näeb ära selle. Aga kui sul midagi siia juurde ei teki, ta ei tule enam 2 korda, sest ta leiab, et siin ei ole enam mida vaadata, eks. Ja selle jaoks ongi vaja kogu aeg täiendada. Mitte nii, et sa teenid need rahad, käid kuskil palil või ma ei tea, kuskil Rio de Janeiros puhkamas, tõmbad kõik sirgeks ja jälle otsast peale, eks. Kogu aeg kõik, mis teenid, põhimõtteliselt kõik läheb aga sinna sisse. Et kogu aeg sa pead uuendama neid asju. Eks õnneks jääb endale ka midagi. Jah, eks ma jäin mõtlema, et ühel hetkel võib-olla üks asi on juba nii hea, et päriselt tullaksegi selle pärast, mis seal juba on, et ei pea päris midagi uut tegema, aga olemasolevat sa pead niikuinii ju hooldama ja uuendama, sest et kui kõik kõrvale uuendavad ja arendavad, siis sa ei saa nagu rongist maha jääda. Aga kust üldse tuli see saunaarmastus sinu ellu? Eestlane on ikka saunarahvas eluaeg, nad on armastanud saunasid ja aga seda jääaugus käimist, see oli minu jaoks täiesti nagu praegu vaataks lennukit, ma ei tead sellest asjast üldse mitte midagi. Ma esimese jääaugu käisin ära Lõuna-Eestis Tõrvas, ühes saunas olime, siis käisin seal ära, proovisin, kui ta oli, kõik küljed olid verised ja marraskil, kui sealt jääsest välja ronisid, seal polnud ei redelit, ei mitte midagi näha. Aga siis sai nagu vaikselt hakatud käima niimoodi, proovima neid asju ja hästi palju sai loetud seda saunakultuuri ja uuritud raamatuid, kõike netist ja siis ma sain ikkagi aru, et miks ma pean nagu ainult enda jaoks seda tegema, et ma võin ju seda teistele ka pakkuda, eriti just linna inimestele. Kui inimesed tulevad sul gruppidega linnast, neil ei ole neid saunasid, nad tahavad seda sauna, nad on ükskõik millisega nõus käima, peas, et saaks selle mõnu kätte selle saunas ja saaks vihelda ja saaks ka kuskile külma vette kasta ennast. Siis ma mõtlesingi, et hakkame siis tegema nii, et pakume ka teistele seda naudingut. Niimoodi. Aga mitu erinevat sauna täna siis Rabatalus on? Kui nüüd hästi läheb, siis sõbrapäevaks on 10 juba. Ja see 10. saun on? Suitsusaun. Kuidas see jõudis Rabatalusse? Mis selle story on nii-öelda? Sellel on väga võimas story. Selle suitsusauna nimeks tuleb meil Ella suitsusaun. Kes oli Ella? Jah, just täpselt oli. Ella oli selle talu viimane perenaine. Kui mina selle ostsin, siis tema oli juba sealt lahkunud. Tema lahkus ära oma õe juurde. Kuna õde oli tal haige, ta pidi minema teda hooldama. Aga täti Ella oli pärit
6 kilomeetrit eemalt Vaabu külast, kus oli tema neiupõlve kodu. Ja see samane suitsusaun tol hetkel oli Ait tema neiupõlve kodus ja oli siis kuskil 70 aastat tagasi. Ja 70-75 aastat tagasi kusagil niimoodi. Ja nemad müüsid selle maha Mäetagusele, Paulile. Paul oli sellest teinud lauda, aga seal ta oli üldiselt suht siukeses koledas seisus. Ja kui mina seal otsisin lõpuks need Paulid ja kõik üles, mõtlesin, et müüge mulle palun see maha, see hoone. Ja see hoone niikuinii hukule määratud, see kohe läheb, et ma päästaks ta veel ära. Ma sain ta mingisuguse 200 euriga selle hoone kätte, pluss transport 350. Ja minu soov oli see, et see saun saaks terves tükis, mitte et ma hakkan teda palkidest laiali tõmbama. Ma olen elus tõmmanud paar hoonet palkidest laiali, nummerdanud kokku panna. Põhimõtteliselt kõik nad on kokkupanekuks läinud küttepuusse. Suurte poiste Lego. Põhimõtteliselt küll, selle ei saa paneta kokku ilusti, aga kui sul on ikkagi palgid vahelt mädad ja kõike neid vahetada, seda ei tee üksinda, see on mitme inimese töö, see on väga raske töö. Selliseid inimesi ei ole naljalt, kes seda tahavad teha, suht keeruline on. Ja siis me otsustasime ta terves tükis ära tuua. Ja tänu sellele saime siin, ega siin Ida-Virumaal ei olegi sellist rohkem, kui on Ivo Lipp, kes sellise töö võttis ette. Ja sõbraga panime kõik palgid risti-rästi, toestasime selle hoone ära, traktor tõstis ülesse, kõik oli paigas, tulime kohale, tõmbasime rihmadega ülesse, saime ta kuidagi kasti, saime ta isegi kõik kinni tõmmatud kettidega ja siis hakkas kojusõit. Kodusõit pidi toimuma läbi igasugu külateid, kus ei puutuks kokku kõrgepingeliinidega ülevalt, et me läheks liinide alt läbi. See oli suht raske, aga ühe asja ma jätsin kahe silma vahele, et need puud teede ääres, mis olid, need olid mõned jäänud liiga tee äärde ja ta sõitis sinna vastu ja ta rebis kõik need kronsteinid puruks ja see saun põhimõtteliselt oli peaaegu üle ääremaas. Ja me möllasime seal sellega paar tundi, et teda peale tagasi saada nende kettidega, tõmmitsate kõikidega, kes ma talle ütlesin, et kuule, tõsta ta siia kraavi ja las ta olla siin kraavis. Ma võtan pärast saen küttepuuks ära ja et mul on kopp ees, et siit ei tule niikuinii midagi välja. 3 tundi veel, 3 tund veel me saime ta peale, me saime ta koju. Selleks oli ette valmistatud spetsiaalset plats ja traktoril lasime lükata enne kõvasid külmasid lume ära. Kui oli 25 viskas külma, siis maapind läks ikka julge 2-30 senti jäässe. Siis me saime kenasti selle suure mitmekümne tonnise veokaga saime sinna peale ja me saime ta ilusti maha laaditud. Ja me saime isegi sealt ära ka, korra küll esiratast tal läks üle selle jääpiiri ja vajus pehmesse. Aga me olime valmistud, meil oli ka kohal metsaväljavedaja, kes vintsiga tõmbas ta ilusti välja. Et see oli tegelikult see kohale toomine oli selle asja juures üks väga suur, raske ja siuke kallis protsess. Tol hetkel mõtlesin, et ma olen rahast lage, kui mul kõik ära maksma pean, aga need inimesed, kes selle mulle kohale toimetasid, ütlesid, et me ei hakka siin igat minutit taga arvestama, et tuleme sulle vastu, me niigi näeme, et sul oli see väga keeruline, kui see kraavi lendas ja kõik ja ma sain ta ilusti koju ära ja nüüd hetkeseisuga on seal erinevad brigaadid käinud peal. Alumised palgid on vahetatud, ülemised palgid on vahetatud, uued aampalgid, uued sarikad kõik. Tol hetkel, kui me hakkasime sarikaid, nagu mõtlesin, paneme roovi peale, uue katuse peale, siis ehitaja võttis ehitusnoa ja lõi sarikast läbi ja ütles, et oled sa ikka kindel, Ronaldo, et sa tahad seda vana katust kasutada, et see on kevadeks vajub lumega kõik puruks. Selge. Panin saeraami käima, lõikasin uued katusesarikad ja poisid, head poisid tegid mulle uue katuse peale ja nüüd praeguse seisuga mul jäänud viimane lõpp, siseviimistlus. Millal siis on loodus, et saab sauna? Millal tuleb suur Ella suitsusauna avamispidu? Tädi Ella ja Ella suitsusauna tahaks väga saada see septembri. Veebruari keskel mingi sõbrapäevaks või midagi sihukest aega. Väga tahaks. Kui ei saa, siis vähemalt vabariigi aastapäevaks kindlasti. Aga räägi veel äge lugu sellest, et kus näiteks tuli kilesauna mõte? Lapimaalt. Kilesaunasid on muidugi Eestis ka, ma olen näinud, aga et teda kuidas nagu ehitada, ta on tehtud Lapimaa stiilis. Et varvaste vahelt käib õhk läbi, jahe õhk käib läbi ja üleval on kehakuum. Ja sul on kogu aeg värske õhk saunas, sul ei ole sellist asja, et mõned saunad tehakse valestit peale, ei tule värsket õhku peale ja see kuumus sööb selle hapniku kõik sees ära, sa ei saa seal olla, seal lihtsalt hakkab pea valutama, sul on paha, aga kilesaunas on kogu aeg siuke always värske õhk ja jube hea on seal olla ja seal isegi naised, kes käivad, paljud naised on öelnud, et see on väga hea saun, mõnus siuke mahe saun, et ta ei ole kõrvetav kuum ega midagi. Suitsusaun tuleb täpselt sama stiilis, alt käib kõik õhk läbi, laudade vahed on sees, siukesed poolesendised ja värske õhk tuleb kogu aeg peale. Aga voodoo saun? See tuli kuskilt täitsa lampi
tegelikult on ta indiaanisaun, indiaanlaste saun või tänapäeval kutsutakse teda igitelgiks. Aga kuule see igitelki kostud, üks tütarlaps ütles mulle, kuule see on nii kole nimi, vaheta ära. Ma ütlesin, mis me paneme? Pane voodoo, pane mingi nõiavärk midagi, see on niikuinii siin kõik mingid nõidad ja asjad ja surnupealuud rippuvad ja no panime siis voodoo saunatelk. Aga nõiasaun? Nõiasaun tuli Vene multifilmist. See on see Diremok või kuidas nad ütlevad seal, see kanajalgade peal ja sellest tuli see ideena. Kust üldse sul ideed tulevad? Täiesti lampi. Täiesti lihtsalt. Kunagi ei tea, millal tuleb. Ei tea absoluutselt, annaks jumal, et niipea ei tule midagi. Seda Vene sauna, vaid seda nõiasauna oligi, et ma vaatasin mingisugust kas multikat või midagi või mingit koomiksit või raamatut, ma ei mäleta. Ja ma nägin seda nõiasauna kanajalgadel, ma mõtlesin, see on minu järgmine saun. No eestipärased kunksmoor siis. Põhimõtteliselt küll, jah. Daamid tunnevad ennast seal väga kodus, et siis see on ikkagi kunksmooride residents. No muidugi, eks mees igas ühes on natuke nõidega, aga 10. saun on siis Ella suitsusaun, aga mis edasi, et kas on sul veel mingid sauna ideid? Jaa, aasta lõpuks meil on plaan tuua veel üks saun, aga seda ma praegu ei hakka nimetama, sellepärast et see on alles projektis. Ära nimeta, jah? Ei nimeta, aga keegi haarab äkki veel... Toorik on juba kohal tegelikult. Idee ära muidu. Toorik on kohal. Sa pärast saad mulle salaja öelda. Aga kuna detsember sai just läbi, siis me korraks tuleme Rabatalu teemade pealt hoopis jõuluteemade peale ja tuleme pärast Rabatalu juurde tagasi. Et kust tuli idee hakata jõuluvanaks? See on ka nüüd juba 10+ aastat. Yes. Ma praegu mõtlen siukest asja, et ma mäletan, et kogu aeg nagu küsiti, aga mina tol hetkel ei olnud veel jõulumees. Ma olin alles siuke jõulueelik nagu päkapiku moodi, eks ju. Ja jõulumehed rääkisid mulle siin, ma siin ikka mõne jõulumehega, üks oli täitsa nõukogudeaegne näärivana isegi ja temaga sai vesteldud ja ta ütles, et tööd oli nii palju, et lihtsalt enam ei jaksanud, ütles uskumatut ja ei tule uut verd ka nagu peale. No siis ma nagu kuulasin kõrvad kikkis ja mõtlesin, see on amet, mida pole veel proovinud. No siis ma mõtlesin, miks mitte, teeme ära, proovime. Ma mäletan, et üks tütarlaps andis mulle alguses kohe igasugu huvitavaid objekte ja no siis sealt hakkas tulema see asi niimoodi. Ja kui ma praegu vaatan neid vanu pilte, siis ma võtan issand alasti, kas tõesti nii koledad jõulumehed. Ma tahtsin küsida, et vaata, on seal, tehakse need pilte, et kui sa midagi Hiinast tellid, et mis sa pidid saama ja mis sa siis said, on ja. Et kui sa võrdled nüüd täna ennast jõuluvanana ja siis jõuluvanana, mis see kõige šokeerivam oli siis? Minu arust oli seal kõik kõige šokeerivam, eriti see abe selle ees. No see on täpselt sama, nagu lähed ostad sealt kodu ekstrast, seda vist enam ei ole või, no Handyman nüüd. Ostad Handymandist selle harja, selle mopi, keerad selle varra otsast ära, paned selle karvase mopi endale selle lõua otsa, täpselt sama teeb välja. Ja siis laps tuleb sulle, võtab ümber jala kinni, ütleb jõuluvana. Ja praegu ma mõtlen, oi. Aga kust tuli selle aasta habe? Ma ei tea, kas seda tohib öelda või? No ära nimesid nimeta, aga... Tegelikult on see võlukreem, see Santa võlukreem. No, paneb karvad kasvama või? See on seda mulle see Ameerika Santa saatis, et see on niimoodi, et kuskil nädal enne pead hakkama määrima, nädal võib-olla 2-10 päeva enne hakkad määrima. Ja iga hommiku, iga õhtu, kui lähed magama, tõmbad seda kreemi habemele peale. Ja iga hommikuga ärkad, pised hambad ära, paned jälle peale. Aga tead, mis on kõige hullem selle asja juures? Ta kasvab 5 senti ööpäevas, see on jube kõva. Aga ta ei kasva sul ainult siit habemist, ta kasvab sul kaenla alt ja mujalt ka. Ja see on tegelikult päris kohutav. Ma mõtlesin, et ma ei jõua neid muid asju hooldada ja ma olin siis ikkagi sunnitud endale tellima siis teise habeme. Nii. Ja teise habeme nimeks on ei midagi muud kui piisoni sabakarvadest tehtud habe. Ja see on puhas käsitöö. See saabus Saksamaalt. Saksast eri tellimusega tellivad krimeerijaid neid ja kõik ilus hall värv, täpselt nagu minule sobis, siuke kriittall. Kas võib öelda, et see on päriselt üks kallimaid asju, mida oled investeerinud, et olla siis jõuluvana või? Kahtlemata. Kõik need mantlid ja saapad ja need rihmad ja isegi see sama need mantlirihm, see suur pannal, mis oli mul kunagi mingist alumiinist käkerdist sinna ette väänatud ja punaseks värvitud, on nüüd lastud teha Narva siklimeestel. Rooste vabast on tehtud ja kõik on läikima löödud, nagu oleks kroomitud kohe, no jälle puhas käsitöö, rihmad, saapad, kõik on lastud õmmelda, puhas käsitöö. Sa pead need asjad ära kindlustama? Jaa, kõige hullem on, kui hiired ära söövad.
No jumal hoidku selle eest. Üks aasta jätsin kommid tasku, järgmine aasta võtsin siis jõulumantli ja kõik mantel oli auke täis. Pidingi rätsapmeistri juurde ruttu jooksma, see õmbles mulle uue mantli. Aga milline oli siis 2024. aasta jõulukuu, et millest lapsed unistavad? Mis sulle eredalt võib-olla on meelde jäänud? Üks hea asi, mida ma see aasta nägin, ma ei näinud kirjades ega soovides kusagil iPhone ega neid nutiseadmeid. Seda ma ei näinud neid kalleid mänge, mida tahetakse, aga olid küll mingisugused odavamad mängud, millest muidugi jõulumesid ja öödega mütsi. Pidi kogu aeg päkapikutest küsima, mis päkapikud teavad. Ja päkapikud teadsid kõike väga hästi. Ja tüdrukutele igasugused lol-nukkud ja sellised ja Hello Kitid, igasugused vidinad-vädinad ja ütleks, et päris lahedad soovid olid. Ei olnud eralennukit, on soovitud mult, on soovitud mu emale uut meest, seda ka ei olnud. On soovitud sportautot, seda ka ei olnud. Muideks seda sportautot ma sain aidata, see on ka üks minu heategudest, õigemini jõuluvana heategudest, mina olen tema mänetserna. Ja ei olnud igasuguseid neid iPhone, iPad, sest see paneb mu pea valutama, kui ma neid näen, eriti kui esimese klassi laps seda soovib. Et siuksed suht lihtsad asjad olid, see tegi hästi meeldivaks sellene. Kas tänapäeva lapsed usuvad jõuluvanasse? Tolle hetkeni, kui nad kinki tahavad saada, kui nad ei usu, kui nad kinki ei saa. Aga ma ütlen, et kui te mind ei usu või jõulumees, siis te ju kinki ei saa, siis hakkavad kohe uskuma. Nad teavad, et nad tahavad ju kinki saada. Kas jõuluvana muutub vahepeal sentimentaalseks ka, et tuleb mõni pisar ka? Ikka tuleb muidugi, päris tihti viskab seda. Millal sellel aastal tuli? Tuleb mingi eriline hetk meelde? Tuleb ikka, kui avasin ühe kirja. Meil on jõuluvana postkastid ja kõik asjad olemas ja avasin ühe kirja ja lugesin seda kirja läbi, panin kõrvale. Ütlen ausalt, ma unustasin selle kirja ära mingi mõneks päevaks. Panin ta kõrvale ja ma tegin jälle jõulukontoris tööd. Ja ma avasin järgmiseid kirju ja võtsin uuesti selle kirja kätte, vaatasin, nii, ja lugesin läbi ta ilusasti. Mitu korda lugesin läbi ja siis ma mõtlesin, et aga ma olen ju jõulumees, ma ju pean seda tüdrukut aitama, siis see tüdruk tahtis endale ei midagi erilist, seal oli lihtsaid asju. Jah, väga lihtsad asjad oli, mida ta endale tahtis saada. Ja ma mõtlesin, et uurisin natuke tema tausta, küsisin päkapikude käest, kas ta on hea laps olnud. Öeldi, et ta on väga tubli tüdruk, et ta tegeleb laulmise kõige muuga ja ta on siuke aktiivne, tagasihoidlik, vaikne, armas laps. Ja siis ma mõtlesin, aga loomulikult ma olen ju jõulumees ja ma peangi aitama ja ma saatsin päkapikud tellimusi tegema ja tooma ja me saime talle ilusasti kõik kingitused, mis ta soovis ja me viisime ära ja ma usun, et see tütarlaps oli see noor neiu tütarlaps oli väga õnnelik nende kingituste üle. Aga millal see sinu pisar siis tuli? Siis, kui ma tegelikult tegelesingi selle päkapikude ja selle tema asjade otsimisega ja sellega, kui ma lasin päkapikudelt uurida tema tausta ja kui nad mulle selle info kõik tagasi tõid, siis ma kuulasin seda ja mul lihtsalt pisarad jooksid, ma ütlesin, et see on ju minu töö, ma pean teda aitama. Sest et kui see tüdruk praegu neid kingitusi, neid tagasihoidlikke kingitusi ei saa, siis ta kaotab viimasegi usu jõuluvanasse ära. Aga rääkides pisaratest, siis on siin üks seos ka ühe filmiga, et räägi sellest Gladiaatorist ka. Õnneks mul ei ole Rabatalus enam interneti, ma ei saa teda õhtuti vaadata. Ei saa pillida nii palju? Ei saa, muidu ma võisin YouTube'is iga õhtu vaadata, ma iga õhtu kui vaatasin, mulle alati pisarad jooksid, sest ma olin lihtsalt nii fänn sellele filmile ja mul oli nii kahjudest, et ta seal lõpuks niimoodi nii kurvasti surma saab. Aga nüüd mul enam internetti ei ole ja nüüd ma enam ei saa vaadata. Aga kui sa vaataks, kas sa ikka nutaks või? Ma ei tea, ma olen tegelikult isegi mingi 6 korra 2 olen nagu isand pilgu peale, olen korra vaadanud, aga ei ole läinud enam. Okei. Aga tuleme tagasi Rabatalusse, et kust tuli idee võtta endale loomad? Et kui alguses oli mõte, et no teeks mingit turismivärki natukene ja mingi paar sauna, siis nüüd kohe saab 10 sauna ja kui ma küsiksin su käest, et mitu looma nii-öelda hingelist sul seal nimekirjas siis on, oskad öelda? Ja oskan ikka. Kui sa linnud ka paned kirja? Kas ma pean hakkama kokku lugema? Ei no umbes enam-vähem ütle, nagu kuhu see number umbes jääb? Mingi 20. 20 ja kus siis tuli esimene mõte, et võib-olla isegi 25, ma täpselt ei ütle. Et võtaks need loomad endale? Loomadega oli see asi, et ma panin tähele, et ükskõik kus kohas sa sõidad, näiteks kas või Tallinn-Tartu, sa lähed need grillimiskohad, mis on tee ääres ja sa näed seal mingisugune väikene küülik jookseb aias ringi.
ja ma mõtlesin, et okei, ma olen neid tihti näinud ja ma mõtlesin, miks mitte omale ka panna. Lapsed tulevad, tahavad pai teha. Saigi esimesed 3 küülikut võetud. 3 küülikut ja kahjuks üks on nendest manala teed läinud. Ja siis, aga kui sa saad aru, kui sa võtad 1 või 2 või 3, siis sellest tuleb varsti sul juba 30. Ja sealt hakkas kuidagi see pisik nagu tulevat. Keegi siit kirjutab, ütleb, vaata kui ilusad karvaste jalgadega kanad seal on. Vaata kui ilusad pikade kõrvadega kitsekesed seal Pärnumaal on. No mina loomulikult, vana loll, kohe telefon pihku. Juba sõidan Pärnusse. No põhimõtteliselt nii oligi, no hoidke palun mulle neid kinni. Ärge saatke talle, ta läheb kohe ostab ära. Õnneks on mul loomalaud praegu täis, mul ei ole vabu kohti, aga kevadel peaks kõikide plaanide kohaselt või hakkame lugema ja kuskil kevad-suve alguses peaks meie Kaisakene tooma titte. Ja Kaisal peaks tulema kriiabeebi ja alpakabeebisid, et ikka teaksite, et me räägime sellest Kaisast, kes on mul laudas alpakaproua. Ja Kaisa alpaka beebisid kutsutakse kriiaks, nagu Priia, aga kriia kõhiga. Hea meelde, et Priia järgi. Ja selle järgi, kus juures ma jätsin meelde, aga mul ei jäänud muidu meeldena, mis asi see oli. Ja veel, kui te ei tea, siis alpaka preili proua hoiab oma beebit 11–11,5 kuud kõhus, nagu elevant, eks ju. Ja ta võib see 2 nädalat rahulikult lükata sinna tänna teda. Ja ma ikka käin teda, üle päeva või nii kuskil 2-3 korda nädalas käin teda, silitan ta kõhtu, siis ta hakkab karjuma, ta ei meeldi üldse see. Natuke blondiini küsimuse peale, kas korraga on teil selle 1 või võib mitu kaada? Tead, mina jään selle vastuse võlgu, ma ei tea, ma arvan, et 1, ma ei oska öelda. Aga ultrallisse ei lähe? Las olla parem 1 ja terve. No ja nüüd me siis väga ootame seda. Ja et kui ta nüüd peaks tõesti tulema, siis peab kohe Kaisa saama väikse beebiga endale eraldi ruumi, sest muidu isased trambivad ta surnuks. Ma pean ta kohe eraldi panema, aga alpakatel pidi olema siuke asi, vähemalt see, kus ma nad ostsin. See omanik ütles mulle, et temal oli nii, et ta oli 10 kuud või isegi peale oli juba tiine, et ta ei saanud aru, ta ütles, mis toimub. Ja sealt, kus me Juliuse tõime, pruuni isase Haapsalust, ta oli siis selle proua juurde pöördunud, see, kes kasvatab ka alpakaid, ja see proua oli tulnud mingi röntgeniga kohale ja oli vaadanud ära, ütles, tal on beebi kõhus, et ta peaks hakkama teil juba 6 aja pärast lagunema, aga näha ei ole üldse. Et mina käin kogu aeg seda Kaisa kõhtu silitamas ja mõtlen, kas ta on siin või ei ole. Aga siis on jällegi järgmine blondiini küsimus, et kuidas sa siis aru said, et vist on keegi seal? Ta käis mingi röntgeniga, mingi aparaadiga röntgeniga käis ja sellega vaatas. Ja siis see omanik räägib mulle, ega seal palju mööda ei läinud, mingi 2-3 nädalat ja lups läheb 1 hommiku vaatame, väikene kriiakene seisab seal, väriseb, tudiseb. Ei, ma mõtlesin, kuidas sina aru said. Aga selles mõttes. Ja, et sul on, et sealt oodata perelisa loomafarmis. Kui sul on 2 täiskasvanud isast ja 1 emane. Siis on natuke loogiline või? Ja kui sul terve suvi käib 1 sex revolution, siis sealt peab midagi välja tulema. No me siis loodame, et ikka tuleb. Aga alpaakad tulid sinuga, kes sul täna veel elavad? Ma räägiks alpaakast ühe loo. Räägi. Julius, kelle me tõime Haapsalust, tühjendusmüügiga, ta on hästi ilus, suurte silmadega, suur ilus isane pruun, tal on, lapsed panid talle nimeks Stefan, tal on Stefani tukk. Me lõikasime ta kõik ära, aga tukka jätsime lõikamata, siis lapsed ütlesid, no see on ehtne Stefan ja peaks Stefanile pildi saada. Peaks, jah. Ja Julius jäi meil haigeks. Julius oli 3 päeva haige ja ma ütlen ausalt, ma olin väga nukker. Ma istusin, ma vaatasin teda, ma enam ei osanud mida teha, ta ei tõusnud püsti, ma tõssin teda jõuga ülesse, ta nagu ei võtnud tagajalgu alla, esiralgadega liikus, tagumised nagu seisid, ma mõtlesin, mida pekki, mis toimub praeguna. Ja ma ei oska mitte midagi teha, lihtsalt tõssin ta einte peale, tõikasin porgandeid, sööki, viisin talle oma käest, söötsin teda kogu aeg, kallistasin, musitasin, andsin pai, helistasin loomaarstile, loomaarst tahtis näha videot, tegin video, kõik hingab korras, ei ole kopsupõletikku. Küsiti, äkki on sooled umbes, ma ütlesin, ei ole, just tegi häda, pabulaid tegi, ma nägin, tõusis püsti tegi. Ja nagu kõik oli korras, eile õhtu tegin ukse lahti farmil, eile hommikul tegin farmi ukse lahti, vaatan tüüp juba seisab, peal luugist väljas ootab süüa. See ei ole. Ja eile käisin mitu korda vaatamas ja juba jalutab ringi, kõik on korras. Et natukene on selle loomade võtmisega unistused ka muutunud, kui muidu võib-olla unistasid rohkem varem teistsugustest asjadest, siis nüüd unistad, et nagu loomad või lapsedki, et oleks nad terved.
ikka muidugi. Ma olen surnud kitsekese võtnud ja matnud maha ja oma känguru matsime maha, lumivalge känguru Alberti ja see on väga kurb. Küülikuid on palju maha maetud, on kiisusid ja aga vaata ikkagi, kui sul on siukesed kallid loomad nagu känguru või seal teised. Ma muideks nägin eile kaelkirjakut on müügis. Ei, ma ei hakka seda ostma. Muide, ükskord ma saatsin ka Ronaldole või keegi, olin mina, kes see hobune on müügis või? Teist ütles, et Sebra. Ei, hobune oli ka. Ja seda peaaegu ostis selle hobuse ära, aga õnneks hobune vist müüdi enne maha. Jaa, müüdi Lätti maha enne. Ja ma olen tänatud. Sebrat ma olen sulle saatnud. Ma olen lätlastele väga tänulik, et nad selle enne ära ostsid. Kuule, kas kaelkirjak mahuks ära nagu pikkuse mõttes? Ta oli noor kaelkirjak, aga tal oli ikka see kael oli korralikult üle aia. Et sa pead uue maja ehitama. Ja kindlasti. Aga räägi veel, et kes sul täna veel seal elavad siis? Läheme siis alpaakatest edasi, seal ongi kängurupoiss on. Kas tema ennast nüüd üksikuna ei tunne? Ei, ta õnneks, ma olen küsinud, uurin, et nad ei ole sellised, et kamba vaimu on nagu alpaaka on karjaloom, et nemad saavad üksi ka ilusti hakkama. Aga meil praegu käivad läbirääkimised, meile leiti Hollandist, leiti 2 perekonda. Kahjuks seal ei ole lumivalget tüdrukut, on kõik hallid, aga Holland 2000 kilomeetrit, pole eriti vähe. Jutti sinna, öö ära, jutti tagasi, kahe autojuhiga, üksinda ei kannata, aga ennem on vaja kõik läbi rääkida ära, et ma tahaks väga nendelt siukest noor tüdrukut, kes oleks sõbralik ja üks nendel oli, seal lugesin kuulutusest, et just tuli kotist välja, nagu oma majakesest välja, et ta peabki olema selline, et ta on sõbralik, et minu oma on natuke arg nagu. Mulle meenub, et kindlasti on ägereid stories sellest, kuidas need loomasid toonud, aga mulle meenus üks video, kus te teete jaanalinnud ja kuidas siis üks meesterahvas, Jaana ei tahtnud autost välja tulla, kuidas see meesterahvas kõrval tipu. Jah, tema on minu sõber Tarmo. Tema on ka mul väga palju ehitanud ja kõiksugu küttekehad asjad ta mul seal teinud. Aga ma ütlesin, kuule Tarmo, ole täitsa, tule mulle appi, et ma ei tea nendest jaanalindudest mitte midagi, et kuidas nad käituvad, ta räägib, ega ma ka ei tea. Ma ütlesin, lähme toome ära, vaata, mis saab. Panime siis selle, rentisime ühe hobuse vaguni ja pissime selle hevase vaunu, nagu sommid ütlevad, hevase vaunu, ega ma ei tea siiamaani, kuidas ta eesti keeles ta nimi on. Mul on lihtsalt öelda soome keeles hevase vaunu. Ja panime selle taha, läksime siis järgi ja et nad sinna sisse saada, see oli paras sirkusne. Omanik räägib, et võtta siis puhvaika varrukas kaasana, et tõmbad selle pähe talle. Võtsin siis mingi dressipuusi varrukad ja saime selle pea kuidagi kinni sinna, lupsti selle otsa ja paar tükki läks päris lõbusalt, ühega läks meil igavene jamana. Sellele, kui lükkasid selle soki pähe või suka pähe, siis ta otsustas sellest kõhuli visata. Aga proovi sa see 100-kilone loom üles tõsta, lindloom, vahet ei ole. Me ei teanud enam, mida teha. Siis me võtsime ühe presendi, panime ta sinna kõrvale, veeretasime ta presendi peale ja siis me tassisime teda mööda lund Põlvissaarit lumes. 100-kilost elukat. Ma mõtlesin, oli mul teda vajane. Aga siis kui me nad lõpuks koju saime, sinna sisse saime, siis oli põnev, algus oli kõik väga põnev. Kuni tolle hetkeni, kui ma sain kevadel, eelmine kevad sain valmis kõik aedikud. Ja kui me tegime siis lahti, et laseme nad nüüd farmist aedikutesse, aga ma ei arvestanud seda asja, et ma ei teanud, et sellel linnul on aju väiksem kui silm. Tal ei ole loogilist mõtlemist ja kui tema seda valgust nägi, siis tal on kõik savi, ta jookseb kõik puruks, mis tal ette jääb. Nii et ta ikka lammutas neid aedasid seal mul nii, et ma sain neid 2 päeva parandada. Uued paneelid postid osta ja ta tegi mulle ikka korraliku kaose. Kuidas sa seda oled nüüd lahendanud, et enam seda ei korduks? Ei, nad on 24/7 õues. Okay. Nad enam ei lähe, nad elavad õues ja nendel on oma majakene, kus nad lähevad vihmavarju. Kui läheb kevad-sügis väga poriseks, siis ma panen oma kavalusega välisukse kinni. Ütlen, nüüd on kõik, istute sees ja isasele on ka eraldi ruum tehtud, aga ma ei ole jõud veel ust ette panna, aga paneme sellega eraldi, et muidu isane raksutab emaseid ja siis emased on natuke stressis. Kas munalootust ka on? Suvel mõned tulid, aga üldiselt lootusetult vähe. Aga kui nad on kogu aeg õues, siis kas on ka mingit hirmu, et on ju paks ürgmets ja metsloomad ja? Kährikud, rebased, hundid, nende poolt hirmu ei ole. Hundi ta lööb ühe löögiga surnuks. Ma olen näinud, kuidas isas jaanalind lõi emas jaanalindu selga. 2 pauku, 100-kilone lind oli kõhuli maas ja pani veel 2 pauku sealt jalaga selga. Tal oli ikka väga tugev löök. Kui ta lööb hundi selgroo pooleks, ütleme, et kuskil 250 kilo on isase jaanalinnu löök. See löök oli nii kõva, aga minul oli tol hetkel juba 3 jaanalindu seal vagunis sees, vaunus. Ja kui mina
nägin seda lööki selle samase tipuga, Tarmoga, siis ma ütlesin, et tead vana, kui ma oleks seda enne ette teada, elus poleks võtnud neid. Aga oled peksa saanud Jaanalinnult kodus või? Kuidas? Oled peksa saanud Jaanalinnult kodus ei või? Ole, aga rünnatud on paar korda küll. Ehk siis nokkaga? Nokk ei ole mitte midagi, see kõige väiksem asi, jalaga ta ründab sind, sa pead eest kohe ära saama. No ma olen näinud, kuidas nokkaga kisub telefoni käest ära. Telefoni võtab mütsi peast ära ja kindad tõmbab pihust ära, villased kindad lastel, kui need seal midagi teevad. Aga sa oled ikka nendega sõbraks saanud või? Jaanalinnuga ei ole põhimõtteliselt, tundub vist võimalik saada. Okei, aga lisaks Jaanalinnudele on siis meil veel kes? Peale Jaanalindusid on meil känguru oli ka ära, läheme siis sealt nende puuerikitsede juurde, neid kutsutakse lihaloomadeks, lihakitsedeks. Ja ta on hästi pikkade kõrvadega nagu jahiurdad. Siukesed pruuni valge kirjud, pikad kõrvad, väiksed sarvemuksud, mõlemad on tüdrukud irsud, Moonika ja Marika. Just keegi käis mul seal hiljuti, ütles väga originaalsed nimed. Moonika ja Marika. Ma siis kohe küsisin, et ega te juhuslikult ise ei ole Moonika ega Marika, ütles, et ei, mina ei ole. Aga nemad on siukesed nunnukad, ma tõin suvel. Mitte tavakitsed, ikka mitu korda kallimad, aga nad on tõesti ilusad. Aga no, sellised omamoodi pujäänikud on ikka parajad. Kits on ikka kits, eks ju. Kes veel? Peale kitsesid tulevad Kameruni kääbus, ei, siis vahepeal on seal lambad. Seal on 3 lammast meil. Kes meil seal on, siis pisikene Lutu. No Lutu ei ole üldse enam nii pisike, ta on väga suureks juba kasvanud. Me tõime ta lastega kevadel, siis ta oli 2-kuune, ta ema oli surnud ja seda pidi saama kogu aeg lutipudelit. Ja mina ütlesin lastele ilusasti, me võtame ta sel tingimusel, kui teie annate kogu suve talle lutipudeliga piima. Ja issi, me teeme seda, ma ütlesin, let's go, teeme ära. Ta oli nagu ustav koera kutsikas, käis sul kogu aeg kannul niimoodi õues, ta võisid vabalt õues lahti olla, ta käis kogu aeg sul järgi, kogu aeg toksas peaga, ootus, mida piima saab. Näiteks selline asi, mida ma pole elus teinud, oma elus, kõht lahti. Ma viisin nad õues tuast õue, värske rohi, lööb loomal kõhu lahti, ei teadnud. Helistasin kohe lambakasvatajale, ütles, ei ole midagi. Võtta munakollast ja sega piimaga ära ja suhkurt sisse ja hakkaga lutipudelist andma. Tagumik on ju kõik sul lägane, ligane, eks ju. Lihtsalt võtsid vee, voolikuga ühe käega pesid ja teisega veega peale, nagu väikest last pesed, täpselt samamoodi. Ja niimoodi mitu korda päevast lasid, et loom oleks puhas, et loom ei oleks kolene. Ja niimoodi õpid, nii need kogemused kõik tulevad sealt. Tema on nüüd Lutu. Tema on juba suur, ilus jäärapoiss, suur, sarvemuksused ei ole veel näha. Kes ei tea, mis on jäär, siis jäär on oinas. Aga jäär tähendab seda, et tal ei ole munad maha lõigatud. Ta ei ole kohitsetud. Ja tal on ka 2 sõbrannad seal, lumivalgeke Kaire ja Sebra. Sebra ei ole see loom, Sebra lihtsalt on triibuline lammas. Nemad on siis, ütleme, mitte lammast, aga utet. Uted on emased, tüdrukud. Nemad elavad 3 oma õnnelikku elu, kus juures mulle pakuti kääbus lambaid. Ma olen siin mitu nädalat seedid, ma ei ole isegi vastanud. Ärge pakkuge talle loomi rohkem, praegu on vaja teha paus. Ella suitsusauna me valmis saada. Ja, nii, siis kõige viimases on Kameruni kääbuskitsed. Nemad on nüüd põhimõtteliselt meil peale jänkusid ühed esimesed tegelased. Kameruni kääbuskitsed, seal on nüüd Maali, Aadu munadeta jälle, tal ei vea hästi. Ja Mustikas on väike. Mustikas on muideks tütarlaps. Lapsed ütlesid mulle üks päev, aga me arvasime, et on poiss. Nii oledad tüdru. Vot sellised peremehed loomaias. Nii. Ja kõige viimasena tulevad siis jänkud, küülikud, nännud. Neid on ka seal mingi, peaks olema vist 10 tükki praegu, 9 või 10 tükkina. Siis tuleb meil linnuriik. Kuidas ma linnud täitsa ära kippusin unustama. No, siis meil tulevad pardid ja kanad ja kukkriho. Kanadel ei ole nimesid, kukkel on nimed, tema nimi on Riho. Tervitame siinkohal ka seda Rihot, kes Toila podcasti kõik osad meil ilusaks ja teeb ja paneb muusika juurde, et Riho Unt, tervitused sulle ka. Ja tegelikult ta kutsutakse teda rohkem nagu Rihuks, uu on lõpus, aga noh, Rihu tervitab sind üldiselt. Siis on meil pardid seal, pardidel on isa pardid, on meil Ants ja Priit. Siis nende proua on Amelia, see on ühe tütarlapseni pandud, kes meile kinkis selle. Ja siis väikestel partidel ei olegi nimesid minu teada, jah. Ega vist ei ole, jah. Ei ole küll, jah. Ja siis on meil veel kalad.
ja kalad meil kahjuks nüüd pooled kalad said see suvi hukka. Amuurid läksid parimatele jahimaadele, kuna tuli mingi parasid sisse. Ärge kartke, see inimesele ei olnud ohtlik, käisime kõik laborid läbi, uurisime. Öeldi, see on sama nagu Peipsi järves, lihtsalt kalad surevad. Ma ei hakka pikalt sellest rääkima, aga loodetavasti külmaga tapab selle parasiidi ära. See öeldi, et ainus asi, mis seda tappa saab, on külm. Ja siis on ju veel koerad, ja kassid. Levi, 2 kutsut on meil ja hundikutsu Levi. Kuna meil Levi ei ole, siis me otsustasime panna temale nimeks Levi. Õigemini selle nime panid ka tüdrukud. Ja Miia on muidugi siis see meie tüdruk, meie armas perenaine tüdruk, kes tahab kõige rohkem teie paisid. Kui te Miiale külla tulete, siis te võite alati Miiale võtta kaasa mõne kondikese või porgandi. Mina näiteks, kui lähen farmist ringi peale inimestega, siis ma katsun alati panna kas pool või terve porgandi tasku. See läheb Miiale, et kus ta armastab porgandit. Mis kogu selle loomafarmi pidamise juures on olnud kõige suuremaks üllatuseks? Nüüd sa oledki põhimõtteliselt Rabatalu ori. Saigi sinust ori? Jah, sa ei saa sealt enam kuhugi minema, sa 24/7 pead olema kodus. Kui sa hommikul näiteks lähed linna, siis õhtul pead sa 100%. No ma olen jätnud need ikkagi niimoodi, et õhtusse panen nendele toidud asjad kõik ära aga sa pead kogu aeg olema kodus, sa ei saa kuskil käia. Või kui sa lähed, selleks on olemas sul abi. Tähendab mul üks sõber, kes on 100%, keda ma usaldan, kes teab mu loomi nimepidi, kes teab, millistelt toidud kõigile läheb. Mul näiteks teinekord vaja minna kuhugi õppustele või kuskile Euroopasse või siis lihtsalt tema valvab neid, aitab mind. No kindlasti on väga suur kulu nüüd see toit on ju, et võib-olla saab siin kuulajatele öelda, et keegi saab äkki abiks olla, et kuidas saaks sind aidata, et mida sulle tuua, mis läheb alati nagu suesai? Sügiseti, kui teil on aiasaadused, igasugused porgandid, kapsad, kõrvitsad, see aasta oli meeletu kõrvitsa aasta ja ma tean, et inimesed viskasid lausa minema neid ja ma tegin ka postituse, no mulle neid toodi seal ikka korralikult, mul on praegu veel heite all kõrvitsad ja kapsast ei ole enam, porgandid, õunad on heite alla pandud, et oleks külmast nagu eemaliks. Võtad sealt välja ja riivid ja kõrvitsad söövad väga paljud, kanad ainult anna kätte partidega, känguru, lõikan siukesed suured viilud, rõngad, väga ilusti sööb seest kõik ära, väga armastab. Nii et jänestele kõrvits väga läheb loosid, kõrvits oleks väga teretulnud. Üks tütarlaps tõi mulle Tallinnast 4 suurt kotitäit, tõi porgandeid kuskil tulgilaust, kuna need olid nagu praagitud välja, siukesed natukene teistsuguse koleda välimusega. Olen väga tänulik Kristeli sulle, et toodi mulle need asjakesed ja niimoodi inimesed kogu aeg annavad, eelistavad, tule võtta järgi, tule toome ise, saame kusagil Jõhvis kokku. Aga midagi veel äkki mingid kuivand saia, kuubikuid, leivakesi? Saiad, leivad kuivatatud ära, muidugi lähevad, aga ole mees, proovi sa tänapäeva saia või leiba kuivatada, mina ei tea, need tunduvad nii säilitusainet täis, et need isegi kuiva ära enam. Ühesõnaga, kui teil jääb üle midagi ja Ronaldo käib päris tihti linnas ka, et ei pea alati ise Rabatalusse minema viima, et ta saab tulla ise ka võtta, nii et võtke temaga julgelt ühendust. Ütle sõpradele ka, mis tähendab linn. Tallinna-Tartu inimesed arvavad, et see on Tallinn-Tartu. Me mõtleme Jõhvit. Ja, just. Ja hädavajadusel siis Kohtla-Järvet näiteks või Mäetaguse Oleviku ka. Ja siis keda mis loomasid võib kohata üks klient, kes sõidab Rabatalusse? Üldjuhul ikka näevad kitsesid. Kitsed, no jänkusega, eks ju. Kitsesid, minagi nägin üks päev, päris suur kari oli, mingisugune 6 kari, kuskil 5-6 kari oli, pani mul üle tee, ma mõtlesin, mis asja. Just räägiti, et Ilves on kõik kitsed ära söönud, et kitsesid enam ei ole. Ilus suur kari oli. Kährik jooksis üks päev minu ees, Kährik pidi talveund magama, no mina ei tea, jooksis minuga võidure. Karusid, üks naisterahvas käis nädala jooksul, käis ta vist meil või oli 2 nädala jooksul 2 korda, ma võin eksida ajaliselt ja ta ütles, et uskumatu kokkusattumus, mõlemad korrad, kui ma tulin Rabatallu, ma nägin karu enda ees. Ta ütles, et ma pole elus näinud karu ja nüüd nägin karu. Ütles, see oli sihuke elamus, et ei ole või lihtsalt olla, karu vaatab sinuga tõtte. Mis teeb Rabatalu eriliseks? Ta on Alutaguse rahvuspargis, Eesti noorimas rahvuspargis, seal on maailma lõppe, seal on ürgne loodus. Väga paljud tulevadki meile selle jaoks, et küsivad, kas naabreid ei ole. Kas me saame rahulikult olla, kuulata muusikat, hängida, me ei pea kelleski sõltuma, keegi meid ei segamusi, muidugi saate. Just sellepärast tullaksegi, et seal ei ole levi. Seal on inimestel telefonid, kas ma ei tea, kuskil laua peal või autos istme peal või armatuuri peal ja nad kui peale 2 või 3 päeva lähevad ära, siis võtavad lõpuks telefonid kätte ja ütlevad, vaata, ei olegi keegi kirjutatud, kõik on tühi, levi ei ole. Jah.
omamoodi maailm, sa ei pea kellegiga helistama, sa ei pea mingit tööasju ajama, sa saad ennast täiesti välja lülitada. Mis seal veel teha saab, et ma saan tulla jääda sinna ööseks, ma saan saunades käia, ma saan tiigis ujuda, talisuplust teha, mitmes majas on majutus, saab tulla ka oma ettevõtte või sõpruskonnaga erinevates siseruumides pidu pidada, aga mis seal veel teha saab, et mis sa sinna juurde pakud nagu mingiteks aktiivseteks tegevusteks? Suvel kindlasti juunikuus saab hästi palju kihulasi taga ajada. No see on küll hea mäng. Kes rohkem tapab? Sääski! Mina ütleks, et see sääsk on kõige rahulikum seal ausalt öelda. Parmud, kui ikka läheb 25+ kuumaks, tuleb see 30 kraadi, tulevad välja saada nad. Õnneks vihmaga neid ei ole, aga vihmaga tuleb kihulane välja, maaelu rõõmud. Aga ma lohutan alati sellega ennast, see on eestlase rõõm, et ka mujal on nad olemas. Ja. Näiteks tuleb hiidlane, ütleb, oi te ei kujuta ette, kui palju meil neid oli. Ei tohiks olla suur üllatus, et nad on olemas, on ju? Ja, nad on. Aga ennem sa pakkusid asju, mis meil on, no muidugi sa ühe asja jätsid ära, meil on igasugu vahvad matkad. Ja. Ja mis praegu on hästi kõva trend, on laukastes ujumine. Küsitakse just, et vii meid palun laukasse. Mulle väga meeldis eelmise aasta tütarlaste sünnipäev oli. Nad soovisidki ekstra laukasse. Laukamatka, ei olnud palju seal 6-7 tüdrukut, viisime nad laukasse, panime sinna siis siukese katekese ääred, et seda lauka äärt ei rikuks ära, rohelised. Ja tütarlapsed, mina siis näitasin nendele ette, kui ta käib, tulin välja ja siis hakkas see kiljumine, kilkamine pihta. See aeg oli kusjuures, kui ma eksi, see oli septembrikuu. Väga kõvad tüdrukud, kes käisid septembrikuus laukas ujumas. Ja nad tegid oma ujumised asjad ära, tegime matkad, ma tõin nad ilusti kõik koju tagasi, nad olid väga tänulikud ja see grupp jäi mulle meelde, nad olid nii elevil ja nendel nii meeldis see ja et ei tasu alati minna kuskile kallisse spaasse või ööklubisse, et need olid noored laste emad kõik, selles mõttes kõik juba nagu pereinimesed, aga ja siis ma nägin seda hetke, et vaadake kallid sõbrad, et ei ole vaja minna, nagu sa ütlesid, kuskile kallidesse spaadesse, muidugi käige ja mina käisin nooruses, väga mõnus on, eks ju. Aga proovime ka teistsugust asja, et see matk seal metsikus looduses ja nii edasi ja sa näed, garanteerin, et suvel on võimalik näha kotkasid, ma olen mitmeid kordi näinud, kuidas kotkad lendavad, väga võimas. Binokliga saad vaadata, sa ei näe seda elu sees kuskil looduses, loomaaias ei ole ka see, kui sa näed seda kotkast oma pea kohal mängimas arvumängu, see on võimas. Ja looduse matkad, muidugi need safarid, sellest eelmisest aastast jaanuarist, täpselt aasta tagasi me tulime välja siukese projektiga nagu Kass 66 furgoon, ongi nagu rabatakso, metsatakso ja tänase kuu seisuga on see auto täpselt 51 aastat vana. Tal on see kuu sünnipäev. Ja see masin töötab laitmatult jälle tänu onule, kellega me koos seda 6 kuud renoveerisime, tegime. Ja see masin on väga super masin ja sellega on saanud sõidutada sadu inimesi siin aasta jooksul. Koole, lasteaedasid, firmasid, ettevõtteid, kõike ja nüüd me saime ka naabritädidega siukese vahva nagu suusõnalise lepingu, nad andsid mulle ühe kruusakarjääri, kus me tegime lastega, sõpradega raja spetsiaalse sisse, seal on ikka auto vahepeal ühtepidi külili ja siis teistpidi külili ja täpselt niimoodi ja inimestel on, kahjuks tal on 2 vaheseina, kast ja tagakabiin, ma nagu ei kuule, aga ma peaks mingi otse toru looma sealt läbi, sellepärast, et kui nad alati kui me see sõit on läbi, nad ütlevad, peremees, kas sa kuulsid, kui kõvasti me karjusime või? Ma nägin ausõna ei kuulnud. Me nii kõvasti karjusime, meil oli nii vägev. See on nagu Tivoli tuur. Aga too veel mingid näited, mille peale täiskasvanud inimestel on jäänud suu lahti nagu vau, et siuke asi on Rabatalus. Mille üle sa ise ka imestad, et issand jumal, inimesed imestavad selle üle, aga sinu jaoks on see nii tavaline äkki? No üks asi ongi need eksklusiivsed loomad. Jaanalinnud ja kängurud, et vaadatakse suu lahti ja kuidas ta siin elab. Niimoodi elabki, täpselt nii elabki. Lähed sina Aafrikasse, harjud sellega ära, mina kindlasti kuumaga ei harju ära, aga kuskile külmale maale loom harjub kõigega. Kängur oli küll eelmine aasta, kui talvel viskas 27 külma, siis kängur oli laudas, hall kängur oli lumivalge. Ta oli jääs vainekene, siis ma vaatasin küll, et mul oli kahju loomakestest. Aga mis mulle hästi jäi viimasel ajal meelde, mul käis nädal tagasi üks saksa perekond. Ja mees oli Kohtla-Järvelt pärit. Kindlasti ma ei jätta mainimata, ta rääkis väga head eesti keelt. Ja naine oli Moskvast.
Nad on Saksas elanud 15 aastat, nendel on Saksa kodakondsused, kõik lapsel on kodakondsus, nendel on kõik keeled suus, no naine muidugi ei oska eesti keelt, jah. Aga väga toredad inimesed. Aga ma ei saanud nagu alguses aru, et kui nad igat lumehelbekest, nad on Frankfurdist, igat lumehelbekest, igat asja pildistasid, siis ma lõpuks sain aru, muidugi nad on ju Saksas, seal ei ole ju lund. Ja seda oli nii kihvt vaadata, kuidas see mees võttis sealt lund maast, viskas õhku, nii kiljus nagu noor laps, naine siis filmis ja pildistas ja ma nagu teen oma tegevusi, jalutan mööda, ma ikka näen. Ja järgmine päev, kui nad ära läksid, juba poolest päevast ma nägin, et Rabatalu lehel oli juba tehtud ilus postitus Estonian Winter, siuke väga kena, kõik talvised pildid. Ja siis mul nagu täitsa lõpuks ma nagu veel enne, kui nad ära läksid, küsisin nende käest, et teil lund ei ole, eks ju, et ei ole. Ma ütlesin, nüüd ma sain aru. Ja nad ütlesid, me tuleme kindlasti augustis, meil on puhkus, me tahame tulla. Kas sa viid meid Rappa? Ma ütlesin, Laukasse ujuma, ütles, jaa. Ma ütlesin, muidugi viin. Ütlesin, me kindlasti tuleme, me naisega väga, neil oli muideks pulma aastapäev. Võt. Mida Rabatalu täna lastele pakub? Looduse matkad ja igasugused lastelaagrid ja õppepäevad. Ja neid võiks muidugi tegelikult rohkem olla, nende jaoks võiks rohkem aega leida, see võtab palju aega, aga praegu antakse siin igasugused toetuseid lasteüritustele ja just praegu meil on üks projekt kohe esitamisel, see on kõik lastele loodud, et see on... No me hoiame pöialt kuulajatega. Hoia pöialt, jah. Aga kui keegi veel mõtleb, et okei, et Rabatalus on lasterlaager, et võib-olla ei olegi veel kuulnud sellest midagi, et miks peaks üks pere saatma oma lapsed laagrisse? Eelmine suvi mulle näitas siukest asja, kuidas toodi, seda ka üle-eelmine suvi olnud, kuidas tuuakse lapsed kohal, ukse vahet lükatakse laps välja, mine, aga laps tegelikult ei taha minna. Mul on ka esimene palve, kui te tahate last tuua laagrisse, ainult sel tingimusel, et laps tahab ise olla. Laps ei saa olla 5 päeva oma vastu tahtmist kuskil laagris, kui ta ei räägi suga juttu, ta pahane, ta on tige, tal pole nutitelefoni. Laps peab ise tahtma seal olla. Aga kas on ju siuksed näited ka äkki, et mõni leebub keset laagrit hakkab meeldima? Üldiselt mitte. Et kui ei taha, siis ei taha algusest peale. Jah, väga vähe. Ja ta läheb lõpus ära, ta ei ütle sulle tere ega head aega mitte midagi, ta on nii vihane su peale, et miks teda siia toodi. Et ärge seda lapsevanemat tehke, laps saab ise tahtma. Aga muidu meil on nüüd 3 aastat, mis me oleme teinud, meil on enamus, ütleks 50% nendest lastest on kõik korduvad lapsed ja nad juba hakkavad varsti kirjutama, helistama, et kui ikka tuleb, palun meie laps ka, need võtta ikka. Aga need lapsed saavad juba 15 aastaseks seal. Aga kui palju jõuab sinuni ettevõtteid? Käib. Jah. Väga palju. Suvi ongi ainult ettevõtjad. On suvepäevad? Jah, suvepäevad, jah. Veel eelmine suvi, kui ma vaatasin suht suve alguses, mul oli pool suve tühi, ma mõtlesin, et ei või olla, mis toimub. Siis kui hooaeg hakkas pihta, ei olnud ühtegi vaba nädalavahetust. Nad võtavad kõik ära ja nad tahavad. Nii et praegu on õige aeg juba suve broneerida. Muide, kes planeerib, kus üritus korraldada. Just vaikselt käibki ja... Aga ettevõtjaid kindlasti huvitab see ja inimesi ka, et kuidas selle leviga siis ikkagi see Rabatalus on, kas tõesti on 0? 0.0000. Aga kui keegi ettevõtja tõesti tahab kasutada Wi-Fit mingi seminari jaoks, kas siis hädapärast saab? Katsume... Tekkis selline plaan või selline idee, et kuna ikkagi need seminarid küsitakse, küll seda vähe, võib-olla vähe just sellepärast, et kodulehel ongi kirjutatud, meil ei ole levi, aga et panna endale Starlink sellepärast, et seda interneti on vaja, sa ei saa tööd teha. Kui palju kordi ma olen istunud õues kuskil tuisuga, vihmaga, õllekast on tagumiku all, mingi pink on ees, mul on raamatupidamine seal pihus, ma olen vihmavarju all istunud arvutiga, et mul on vaja teha mingid asjad ära saata. Siis ajab sind väga tigedaks see ja siis tuleb meelde see Elisa lubadus 99,9%. Lihtsalt ei ole levi, sa ei saa tööd teha, sul toas levi ei ole, sa pead õue jooksma iga kõne pärast. Kas linnapreilid on millegi peale solvunud ka või? Linnapreilid? Jaa. U vas nietu interneta, ei saa Facebooki, ei saa Instagrami. Olen teinekord isegi mõnega riidu läinud. Et kui meil omal ajal veel oli oma wifi olemas, siis ma põhimõtte pärast, kui inimesed ütlesid, meil ei ole vaja, selge, siis ma ei anna teile parooli. Aga üks tüdruk ütles, et mul on vaja natukene teha tööd, eks ju. Ma ütlesin, selge, ma ütlesin talle, nii et ta sai teha omad asjad ära, aga siis olid seal siukesed teismelised, 17-aastased, nad nägid, et on olemas internet, ütlesid, anna meile parool, ütlesid, ei anna. Miks? Ma ütlesin, et sa istud ainult telefonis ja sa ei tee muud mitte midagi. Sa tulid siia puhkama ja siis ta ütles oma ema isa nähes,
Facebook ja Instagram on mu elu, mul on vaja seda, ma ütlesin, ma ei anna sulle. Lähme või riidu, aga ma ei anna sulle. Ja siis ema tuli järgi, ütles, teate, kus ta viastas teie peale, ma ütlesin, mis ma teen, siis praegu annan, ma ütlesin, ei ole vaja. Selge. Järgmine hommik ta palus mult andeks, ütles, anna mulle andeks, et ma niimoodi käitusin. Ühesõnaga, kui olete Rabatalusse minema, teil on hädasti vaja netti, siis peate selle Ronaldoga eraldi läbi rääkima. Aga hädapärast on ilmselt iga kliendi mure lahendatav ka. Jaa, meil on olemas omad kohad, kus saab selle kõne ära teha või kus saab ikkagi selle ronid kuhugi mäe otsa või puu otsa, kuskilt ikka midagi saad, mingi levi. Mille peal need linnapreilid veel on solvunud? Nike tossudega on ju ka rappa mindud. Ja on valged tossud, roosad tossud, jörisetakse, et määris ära, nüüd on rikutud ujumisriided, lumivalged, ma olen öelnud, palun pange tumedad riided, sest soovesi natuke määrib. Oi, ja siis ollakse kurjad, et minu valgetest ujukatest said kogemata pruunid ujukad. Ma ütlesin, no ma ei saa midagi teha siiani. Üks daam, ma võin talle juba daam öelda, jah, on minu vanune. Tema ütles nii, et teie vesi määrib minu blondid juuksed ära ja ma ei saa neid puhtaks enam. Ma ütlesin, aga see soovesi on kallis inimene. See on päris huvitav, et sõltuvad sellest, kus sa asud ja mis sul seal on, siis need kliendi mured võivad nii erinevad olla, et kellelgi on blondid juuksed, nüüd kollased ja ujukad, pruunid ja. Tegelikult ei lähe sul seal midagi kollaseks. Ma mõtlen, et juuksed ei lähe, nendega seal mitte midagi ei juhtuna. Tavaline soovesi on. Soovett, vanasti inimesed taludes, kellel polnudki mingid kaevati salvkaevud, seal oli kõigil soovesi sees. Joodi soovett seal rabade ääres. Kõik elasid siiamaani väga pikalt, kus juures elasid 90-ndateni välja inimesed, 90 eluaastateni. Niimoodi. On sul veel häid näiteid selle kohta, et tänapäeva lastel ja täiskasvandel ikkagi on siis see nutisõltuvus? See ei ole ainult mitte lastel, ma ütleks isegi niimoodi, et täiskasvanutel on see nutisõltuvus veel hullem. Ma tean ka omas käes seda, jah, kui mul seal levi ei ole, kõik liigun linna, lihtsalt istun teinekord mingisugune pool tundi, tund aega kuskil poe eest ja kõik tööd ära. Ja sa ikka lähed kuskile sinna netti, vaatad mingid asju, vaatad seda, top-takat videot, sa vaatad ajaliselt, mõtled, mine vekki, kus aeg läheb praegu. Ja kui sul on seal hästi mõnus on, sa lähed õhtul magama kodus, sul pole netti, sa paned telefoni lava peal, kõik lähed magama, hommikul ärkad ülesse, kui liigud tsivilisatsiooni, siis hakkab tulema blim. Aga täiskasvanutest, jah, ma tahtsingi seda nutivaba laagrit rääkida, täiskasvanute oma, mis me sügisel tegime ja see oli siuke hästi põnev üritus, et ma olen väga palju näinud, kuidas inimesed istuvad netis, sa räägid taga. Tuli just Toila Jaani tuli meelde. Vanaisa, vanaema, siukesed kobe vanaisa, vanaema, ütlen, väga kobedad nägid välja, mõlemad istuvad oma telefonides. Mingid üritus, juhtisin vägesid, mõtlesin, et vanaisa, vanaemad, palun, tulge noorpaar ja nii edasi, ei reageeri, läksin ligi, ütlesin, halloo, mis, kus? Räägin natukene juttu, et meil on siuke asi, auhinnad, on või? Ta vaatas telefoni ja ta sukeldus sinna tagasi ja kõik, ta lülitas ennast jälle välja minu jutust. Ja siis ma sain aru, et tegelikult need vanemad inimesed just annavadki lastele ju seda nagu malli ja saate, et lapsed edasi lähevadki, et miks mitte proovida teha üks vahva täiskasvanute nutivaba päev. Ja selleks kujuneski välja 14. september ja täiesti õnnestunud üritus, väga vahva oli ja me olime ette valmistatud ka sellise asja, et oli korralik fotograaf võetud, kuna naistel on esimene asi, aga mida me pilte teha? Telefonid pihus, ma teadsin seda ütlust, ma ütlesin, aga meil on selle jaoks fotograaf, palun pange pildid ära ja austage minu reeglid. Ja 2 tüdrukut võtsid välja, tegid pilte seal, mingid selfisid, midagi, ja ma ütlesin preilid, et meil on vaat siuke asi, rääkisin ilusti loo ära, nad vabandasid, panid telefonid autosse ja kui nad seal kesköösel mingi aeg ära läksid, selle hetkeni nad telefoni ei puutunud. Inimesed ütlesid, pärast hiljem tuli see tagasiside ja ütles, et jummal, telefonis olid sõnumid ja kirjad ja mehed otsisid meid taga, kus te olete, miks te ei vasta, miks siukest kavara jura ja no hästi lahe, aga asja juures oligi see hea, et mitte keegi ei passinud telefonis, see oli minu mõte, kaasa arvatud mina, kuigi ma ütlesin nendele, ma väga vabandan, minul on telefon kaasas, kui me olime matkal, sest mul on teda vaja, kui midagi peaks juhtuma, ma saan alati helistada. Ja ma ei kasutanud seda, ma ei teinud taga ühtegi pilti, kui oli mingi kõne, ma lihtsalt vastasin sellele, oli kõik. Keegi mulle midagi halvasti ei öelnud. Vahest on näiteks öeldud mulle siukest asja segan vahel, et kui me teeme lastelaagritega matkasid, siis ma teen ikka pilte. Näiteks seal vasskussi saime ükskord kätte, ma näitasin lastele vasskussi, lapsed seal vaatasid, silitasid, ma tegin pilte, eks ja
ja siis tuleb kommentaar, aga miks sa ise kasutad telefoni, kui sul on nutivaba laager? Aga kuidas ma neid pilte siis teen, et pärast lapsevanematele saata neid, mul ei ole ju millega teha. Pead fotograafi võtma? Jaa, 800 eurot päev umbes, eks, läheb natukene kalliks mulle. Hea küll, lähme tagasi sinna nutivaba sellele. No ja seal sai tehtud meil jälle see Lauka värk oli ja väike safari oli ja seal oli ka, ka päris julgelt läks rahvas 14. september, ütlen, et vesi oli päris jahe, mõnusalt jahe oli, aga see rahvas läks ujuma, käis suples, mitte küll kõiki käinud. Aga nii palju, kui ma mäletan, enamus nendest olid esimest korda elus Laukas. Pole keegi Laukast näinud liigi lähedaltki. Vähemalt mitte ujund. Ja see oli hästi lahe oli inimestele ja siis pärast saunad, asjad, see kõik see taluköök, mida me tellisime kohale, mingid kartulipilgud, värgid seal ja smuutid käsitööna tehtud ja hästi lahe oli kõik. Ja siis lõpuks oli veel väliarv, tegi muusikat ja rahvas pani tantsu ja pidu kestis hommikutundideni ja ilma telefonideta? Ja ilma telefonideta. Ma loodan, et keegi kodus lahku ei läinud oma meestest, sest nad olid pool ööd kadunud. Aga kas sul on tulnud ka üllatuseks midagi, et näiteks ma saan aru, et osad lapsed ei tunne kella, või mis on ka normaalne, on ju. Aga et on veel mingisugused näitel, et täiskasvanud inimene või lapsed ei oska seda asja teha ja siis seda sa õpetad neile. Et täiskasvanud, sa tahtsid öelda praegu, et lapsed ei tunne kella, see täiesti normaalne nähtus, seda ma tean. Nad tunnevad ainult 10.25 või 10.25, eks ju. Aga kolmveerand 10 minutit 3 peal, seda ei tea mitte keegi nendest. Seda ei tea isegi täiskasvanud noored inimesed, kes on siukesed 20, 25, 30. Küsid tema käest näiteks 10 pärast 10 või seal 20 minutit 3 peal, nad ei tea selliseid aegu. Nad vaatavad mulle otsa nagu lehm lennukit, ma räägin, mis juhtus. Me ei tea selliseid numbreid. Mis sind veel on üllatama pannud? See on mind üllatama pannud. Mis asi veel võiks olla? Äkki annab mingid vihjeid? Ma mõtlen nüüd. Ja kui sulle lapsed tulevad, koolilapsed, kes on juba 1.-2. klass, vaatavad kitsede peale ja ütlevad, Malika ja Karrova. Selle peale õpetajad ütlevad, ai, Malika ja Karrova, väike lehm, eks ju. Linnalaps, ta ei tea maaelust öödega mütsi. Üks linnadaam, pealinnadaam tuli ja nägi esimest korda elus nii suurt parmu, kui oli meil. Ta röökis ja karjus ja jooksis mööda hoovi eest. Mis asi see on? Miks ta nii suur on? Mees jooksis järgi, ütles, kallis, mis juhtus? Tere tulemast maale. Mis asi see siuke on? See on parm ju. Aga rääkides klientidest, siis kui rahvusvaheline on sinu klient? Kust nad on tulnud su juurde? No selle eelmise suvega võin öelda, et on ka Austraaliast käinud. Nüüd on kõik mandrid mul läbi käinud. Kõik. Austraalian oli viimane ja Austraalian oli selles mõttes lahe, et ta kui tuli, siis tema ütles, ta pole elu sees näinud valget vallapüüd. Ta nägi esimest korda minu juures valget vallapüüdne. Ja see austraallane suutis kuidagi minu isas Jaanalinnule niimoodi sümpatiseerida, et isas Jaanalind tantsis talle pulmatantsu ja lasi sõjahäält. Jaanalind laseb siukest mõnusat sõjahäält, ta tuleb siuke nagu pasun tuleb seest niimoodi, hästi lahedalt, kael läheb hästi jämedaks ja siis seda õhuga mängib. Ja mina siis muidugi helistasin kohe Jaanalinna vormi, küsisin, mis asi see tähendab. Öeldi, sellega ta näitab, et tema on peremees. Aga muidu käijaid on olnud, kõik maailma jaud on läbi. Hästi palju on Lõuna-Euroopast käinud, Kesk-Euroopa, Lõuna-Euroopa. Poolakad, türklased, sakslased sealt, sakslased ei ole palju käinud. Väiksemad sellised, et vanad sotsriigid, seal Tšehhid ja Slovakia ja sealt on palju. Ühesõnaga, ikka leitakse sind ülesse? Internet ikka. Ja sa oled täna ka 4 lapse isa, 4 poega, et milline isa sa oled? Mida sa tahaksid neile õpetada, tehes neid asju, mis sa teed ja nii nagu sa teed? No suured poisid on juba suured, nemad on juba täismehed, üks on Tallinnas, teine elab Austraalias, aga väikestele poistele nii palju kui võimalik, väiksed on 13-15, nii palju kui võimalik, et saada iseseisvat elus hakkama. Et kõiksugused maatööd, elu, nipid, trikid, kõik nendele selgeks õpetada. Sest ma olen väga palju näinud, kuidas tulevad linnalapsed, nad ei oska mitte midagi, nad ei saa mitte midagi aru, nad ei tea mitte midagi. Nii kahju on, et vanemad ei ole nendega tegelenud, ei ole nendele õpetanud maaelu, näiteks lihtne asi, paljud ei ole lihtsalt grillida elus saanud, nad ei teagi, mis asi see on. Nad lähevad kuskile
näiteks garaažide juurde, kus mehed grillivad, eks ju. Ja siis vahest mõni laps on öelnud seal mulle, et me isaga seal grillisime, aga muidu me ei ole looduses kunagi käinud. Ma ütlesin, täitsa pekkis, viige nad loodusesse, viige nendesse RMK platsidesse, igal pool on olemas metsades siuksed vahvad kohad ja tehke neid grille, üritusi, näidake lastele loodust. See on nii vajalik tegelikult, miks ma seda kogu aeg teen, et just nendele lastele tuupida võimalikult palju seda pähe, et nad saaksid aru. Maatöid eelmine aasta, no nüüd ütleme siis mitte viimane suvi, aga eelviimane suvi tegime heinatöid. Saime naabrite käest korralikult heina, mingi 3 kärbiku jagu. Tõime lastega selle ära, saime erilaste käest heinakiivastes sutsata, kõik nad heite sees olid erilased. Tõime kohale nad, rentisime ühe veoka, sinna taha panime suure haagise peale tõmbasime kaubikud, rentisin. Kaubikusse läksid lapsed, taha läksid kõik heinad, kõik tõmbasime koormarihmadega kinni, tõime, täpselt nagu vanasti käis hobusega, me tegime autoga muidugi. Kodus panime kiivastesse, tegime seda heinatööd, lapsed ronisid sinna heinakiivastesse, heinakärbikutesse sisse, et siin nüüd magada. No keegi küll magama sinna ei jäänud, aga nad ei tea mitte midagi sellest. Näiteks Harli, minu vanem poeg, no vanem 13, 15, 15 aastane poeg, niidab heina loomadele, ma ütlen, palun mida neida heina, lapsed võtavad siit 2 või 3 tükki kaasa, nemad võtavad rehadega, rehitsevad kokku, kõik käes viivad värsket heina loomadele, panevad ette. Et selliseid lihtsaid asju, mida linna laps ei oska. Loomulikult ma ei pane muru niitma, ma ei pane puid neid lõhkuma, aga näiteks umbrohtu kitkuma ja sellist asja õpetan nendele, kuidas mida käib, puud istutame, toome metsast või kuskilt vaatame mingid istandusest, mingid istikud, mida iganes, istutame need istikud kuhugi, ma õpetan, kuidas nendele käib see kastmine. Ma olen seda ka suurtega teinud kusjuures ja tulevad teinekord suured grupid ja nad ütlevad, kas sa võid meiega mingid istikuid istutada. No võtsin siis mingi 15-20 kuuske, kaevasime augud, ma õpetasin nende, kuidas käib, kõik vesi sisse, vesi mudaseks, paneme selle sisse, muld peale, ja kusjuures sellest on 99% kasvama läinud. Väga võimas. Üks oli siuke nigelik, ma ei tea, mis tast nüüd sai, aga... Selle panid ise vist. Okei, aitäh sulle. Et selliseid asju õpetad. No lastele ma seda ei õpeta, täiskasvanutele, kasevihtade meisterdamist. Vaatame kuskilt mingid kaset, teeme vihad, ise teevad endale ürituse jaoks vihad, eks ju. Lastega, kui teeme söögivärki, tütarlapsed tahavad väga tihti, tulevad, et Ronaldo, palun võtta, et me tahame ka sind aidata ja see on nii armas, kui nad tulevad sulle ligi ja ütlevad, hakkame seda sööki näiteks tegema, seal mingid lõkkeltoite, hamburgerid, värgid, mingid kotletid, peekonid, kõik laseme lõkkel, pruunistame ära. Nad tulevad sulle ligi ja tahavad sind aidata, aga mitte kõik. No see on väga tore, et sa lastele meeldid ja samas ma tean ka, et need laagrid müüvad ennast suht ruttu välja, nii et ma loodan, et sul on tahtmist ja jõudu neid jätkata, aga sa oled ka suur Eesti patrioot, et Eesti rahu täna sõltub väga palju sellest, mis maailmas toimub ja mis Ukrainas toimub ja sa oled väga suur Ukraina patrioot. Et räägi sellest ka, et kus sai alguse sinu see Ukraina abistamine? 2022 aastas sügis, kui kevadel algas täismahuline sõda, siis sügisel oli poisid palusid abi, ütlesid tule, too meile need autod ära. Too palun meile need autod ära, aja grupp kokku, kas sa leiad kuskilt gruppi. Siis oli juba tol hetkel õnneks grupp koos ja siis algas meie sõit Harkivisse. See on esimene kord. Tegelikult see oli juba teine kord, ma olin ükskord enne ka käinud Ukrainas, aga siis ma käisin ka sõjaaeg, aga ma ei käinud abis, ma käisin lihtsalt puhkamas. Ja siis käisime, nägime selle maa ära, sai nähtud sõda, õnneks küll mitte lähedalt, vaid kaugelt. Aga järgmine kord oli juba kevad, 23 kevad, siis panin mina gruppi kokku, siis oli vaja viia Tartu firma autod ära ja siis poisid ütlesid, kas sa saad gruppi kokku, oli väga lihtne, mul on Facebook selle jaoks ja see aitab alati. Tegin korra postituse ja meil oli, äkki meid oli vist 5 autot, üks oli saatja auto, kes meid tagasi tõi, 4 autoga läks, 4 autot viisime sinna ja hästi põnev oli. No õnneks me olime seal ka nii, me olime Karpaatides, me olime sõjas nii palju eemal, et seal oli siuke vaheladu ja masinad läksid vahelattu ja sealt siis juba ülejärgmised päevad liikusid nad rindele, kas tulid sõdurid ise järgi või viisid naised sõduritele. Noh, üldiselt niimoodi see asi käis seal nendel. Aga nüüd viimased korrad on kõik juba otse rindejoonele. Enam ei ole niimoodi, et kuskil annan Poola, Ukraina piiri peal kellegile üle ja jalutan minema.
ma ei ole tegelikult seda kordagi pooldanud, sest ma olen alati tahtnud anda kindlatele inimestele üle, siis ma tean 100%, et see asi töötab, et see asi ei müüda maha, sest me kõik teame, et seal on tohutu korruptsioon, aga et seda vältida, siis sa pead ka ise aitama sellele kaasa. Et lihtne asi, lähed piiri peale, ta tuleb piiri peale, ütleb sulle, kui sa tahad kiiresti läbi saada, maksa mulle. Aga sa ütled, ei, ma ei maksa sulle. Mul on aega oodata, ma olen väga väsinud, ma võin magada siin 4 tundi autos näere. See on nii inetu. Või teine asi, jäime kiirusega vahele, no oli tõesti seal 30 üle, ta näeb kõik, et kõik on konvoi, abikonvoi ja ta ütleb, et kui sa tahad kiiresti läbi saada, siis viskab appi meile. Aga meie komandör ütles selle kohta, et ei viska, tehke ametlikult kõik. See ametlikult läks vist äkki 5 eurot. No 5 eurot ja pool tundi kuskil ajaliselt, saimegi natuke puhata, olime väga väsinud Kiievi maanteel. Selles mõttes on muidugi, nad on parajad põrsad, sa näed, et me aitame neid ja ikka nad küsivad sult seda pappit, saaks kuidagi. Seda muidugi mitte need sõdurid ja väejuhid, kellega me kokku puutume, kes on nagu meil juba kamraadideks, lähedasteks, sõpradeks saanud, aga just seal mingid piirivalvurid ja politseinikud ja noh, ikka. Kuna sa oled seal ise nii lähedalt käinud, siis sul on kindlasti otse kokkupuuteid mingite inimestega, kes on sul seal koha peal eriti südamesse läinud, on sul äkki mõni näide tuua kuulajale? Ja ikka need ongi need väejuhid, kellega me kogu aeg kokku puutume ja kellele ma olen mitmeid kordi neid pakke kokku pannud ja ma olen mõned autod nendele saatnud siin kevadel. 10 kuud tagasi viisin ühe Navara kastika. Väga meeldiv on vaadata, masin on siiamaani töös, ta on küll, teda on lapitud ja remonditud ja keevitatud ja ta teeb tööd ja ta teeb täpselt nii, nagu ta peab tegema. Suured tänud nendele abistajatele, kes selle kõik mulle kokku aitasid, sebida need rahad värgides, autoremont ja kõik ja ühe auto, mis ma veel olen nagu oma, täitsa enda oma kinkisin ära, oli X90, tal oli seal natukene olid tehnilised vead ja ei olnud teda mõtet mul enam siin hoida ja nendel seal sõjamaal ei ole vahet. Tema nüüd on kahjuks küll rivist praegu väljas ja see sõdur, kes oli selle autojuht, on kahjuks juba taevapiiril vaatab. Teda enam ei ole. Aga mingid lugusid tsiviilelanikest, kes seal toimetavad ja abistavad? Ja me oleme kokku puutunud nendega, me oleme rääkinud nendega, ma olen näinud seda emotsiooni, näiteks Hersonis oli üks proua Anjuta, kui tütar on ka Anna, mõlemad Anna ema ja tütar, kuidas ema rääkis, kuidas ta tütar ka rääkis seda sama, kuidas ta oli 2 ööpäeva oli venelaste juures vangis Hersonis, kuidas piinati sõdurid, kuidas kõike tehti, see õudne. Ma ei suudaks seda rääkidagi üldse, see on jube. Ma ei hakka seda siin ütlema, mis seal nendega tehti, selle türuku nähes, et see türuк murduks, et ta ütleks välja, kus on haavatud Ukraina sõdurid. See türuк ei murdunud. Võin rääkida seda juttu, ei ole vaja? Detailidesse ära lasku. Selge, okei, see on natukene jube. Eks te kõik olete kuulnud seda ja peal 3. päeval, kui see türuks sealt välja lasti, ta oli, ütlen nii nagu oli, ta oli sitane, kusene, pasane, kõik, sest peldikusse kedagi ei lastud, seal oli mitukümmend inimest punkrisse ühes kuskil keldris, neid hoiti seal ja piinati ja siis see türuk ei julgenud 6 aega toast välja tulla. Kõigepealt ema muidugi ei uskunud, et ta välja sai. Ema läks tõi ta ära, tal oli telefon, ta helistas, ema tõi ta ära, viis ta koju, ta ütles, päev läbi pesin oma tütart, ma lõikasin ta juuksed maha, sest ta oli kõik täis pasandatud, ta oli jube, milline ta oli, verine ja kõik. Ja tütar ei julgenud 6 aega toast välja tulla, ta ei uskunud, et ukrainlased vabastasid Hersoni. Ja kui ma selle türukuga rääkisin, siis ta lihtsalt nuttis, tema nuttis, ema nuttis ja minu pisarad veel takatippa jooksid. Räägi sellest ühest noormees ka, kes seal vist haiglas aitas toimetada. Oli seal eks ta on jätkuvalt seal üks 16-aastane poiss, kellega me tutvusime. See oli ka siuke natukene nagu õõvastav lugu, et kui ta päeval käis koolis, siis õhtuti käis vabatahtlikele sõdurid ja neid aitamas ja tal emal lube ei olnud ja siis ta pidi neid emasid ja kõike seal sõidutama ja ma küsisin, et kus su isa on? Isa on mul Bahmuti all. Ma nüüd hetkeseisuga, me ei ole suhel, ma ei tea, mis ta isast saanud on, mis nendest saanud on, aga seal me rohkem käinud ei ole selles Dniproos, selles linnas. Aga masendav on see. Ja ma küsin, kas politsei puudus, sa oled 16-aastane, ütles politsei puudus sellises olukorras. Teavad, et siin on sõda ja siin on kõik asjad vajalikud. Kuidas see sinu Ukraina abistamine on vastu võetud? Seda sõimamist ma saan kogu aeg. Kui mitte näost näkku, siis kirjapildis kuskil ikka teda tuleb, sõimatakse ja öeldakse, et sa oled loll ja idioot ja mida iganes kõik. Et see on viimane pauk oli see, kui öeldi, et Ukrainlased on niikuinii selle sõja juba kaotanud, milleks seda mõtlete, miks te aitate neid üldse. Nii ei saa elada, et sa nii mõtled. Tuleb edasi pingutada? Absoluutselt.
mina ütlen selle kohta alati 1939, 1949, mõelge, mis Eesti rahvaga tehti. Ja kõik see kordub siin, kui nad siia tulevad. Siis tulebki teha selleks kõik, et seal see sõda ära lõpetada. No sina oled suur toetaja, aga kas sa tahaksid ka kedagi ise tänada võib-olla, kes on sulle olnud toeks, et on olnud ju sõpru, kes on ehitanud saunu ja võib-olla tahaksid kellelegi tänusõnad edasi öelda? No neid sõpru mul ikka jätkub seal, kes mul seal on olnud. Kindlasti Marek, kes mu loomadega kogu aeg tegeleb, kui ma ära käin. Aga nendele sõpradele, kes mind on aidanud, nendele muidugi suured tänud kõigile. Lapsed, kes on vahest öelnud, see on nagu orjalaager siin. Midagi ei ole teha, kui sa tahad midagi elus saavutada, siis sa peadki tegema tööd. Kui sa ei oska ajada siukest, kunagi ma lugesin, kuidas üks Jaapani miljardär ütles selle kohta, kui sa tahad elada õndsat ja head elu, siis aja äri nii, et sa oled kogu aeg kergelt kriminaalis sees, aga sa ei tohi sinna sisse kukkuda. Võt, kui sa seda äri ajada ei oska, siis aja ausalt. Tee oma tööd ja siis eladki nii, et vaat kuidagi otsaga kokku saad. Aga ise teate, kriminaalide värk on ju Peppu mullas, käsi kullas või käsi kullas Peppu mullas, et seda ei ole vaja, eks. Aga muidugi lastele suur tänu, nad on väga palju mind aidanud ja kannatavad isa ära ja isa muidugi õpetab neid palju ja need tuttavad, kes tulevad ja kõiki asju ei saa rahasse alati võtta. Näiteks teinekord tuleb mõni sõber, ma räägin, mulle vaja see korsten teha puhtaks, saad aru, mulle ajab sisse, palun tule, teeme ruttu ära, ta tuleb, ta teeb ära. Ma küsin, mis raha, jätta järgi nüüd, kõik ei saa rahasse võtta, no ikka viskad bensuraha, kütteraha, mida iganes, eks. Aga kõikega ikka ei saa nagu alati võtta rahasse. Näiteks üks mees on, vene mees on, aga ta alati ütleb mulle, räägi minuga eesti keeles vaikselt. No, ma siis üritan taga alati rääkida vaikselt ja ta tegi loomadele künad, metallis, siukesed alumiiniumist künad, valtsis loomadele kõik 3 tükki. Ma küsisin, et palju ma sulle võlgnen? 50 eurot. Ma räägin, selge, saime kokku, et ma annan sulle raha ära. Ta räägib, ei ole vaja. Ma räägin, miks? Las olla loomade jõulukingitus. Ma räägin, aitäh sulle sõber. Et kõik ei ole veel päris nii, et kõik on küüned enda poole, tahavad neid raha kõik saada tasku pista, et ikka on selliseid inimesi ka, kes mõtlevad ja aitavad ja Rabatalus on ka mind aidanud, kindlasti Kirillile, Kirill Spušujevile südamest ütlen suured tänud, et ta mulle aidanud need omal ajal, need parklad kõik seal teha ja tiigid kaevata ja need mehed ja töömehed, mis ta mulle kõik on andnud ja põhimõtteliselt ta ei ole sealt nagu oma osa saanud, ta on ainult, ma olen maksnud kinni töömehe palga ja kütte ja tehnikad on kõik tasuta antud. Et kõik ei teeni vahelt alati? Jah, täpselt. Mis on veel see, mis on nii-öelda nagu, sa ise kirjutad paljud projekte, et saada toetust, aga mis on sinu jaoks toetus, mida kogukond saab või sõbrad saavad teha, mida sa veel hindad? Üks asi ongi see, et oleksid kindlasti väga tänulik, kui sulle toodaks näiteks seda loomade sööki, et ei pea ise nii palju siis võib-olla rahaliselt enda elu keeruliseks ajama, kui on niisugune toetus ka, või see, et keegi sõber ütlebki, et ma ei võta vahelt, ma annan sulle selle teenuse või mis on see veel see, mis sa niimoodi hindad? Keeruline küsimus. Pigem ikkagi see inimeste abi, et inimesed siit niimoodi aitavad ja et kui sa näiteks, kas või see sama lihtne näide, läheme sinna tagasi, et kui ma panen Facebooki postitus, et mul on väga vaja loomadele peeti või kõrvitsat ja siis kui hakkab neid tulema, siis sa lihtsalt ei jõua neid ära tuua pärast. Või Ukrainasse suitsuvorsti? Ei anta sulle seda suitsuvorsti nii lihtsalt, ütlen. Viimane kord olid ainult kõik pakkusid innet, kõik tahtsid ikka natukene, pakuti vähe soodsamat ja tol korral ma ossin muidugi, ma sain annetatud raha ja ma ossin sealt need suitsuvorstid. Aga seekord, kui me nüüd lähme, siis ei ole siin midagi lusti ja lillepidu. Pühapäeva õhtuks on mul kõik kastid kokku korjatud, nii palju saan ja nüüd lähen ja viin. Need lähevad kõik eesrindele poistele. Kas sa mõnikord võtad aega endale ka? Millal oli viimati see hetk, kui sa ei tõmmelnud ja lihtsalt olid? Ma olen vahest naljaga pooleks öelnud, et eks ma seal Ukrainas käingi rohkem nagu puhkamas. Teen selle nädalase 2 sõidu ära, sõidan oma sõidu ära, saan seal oma energialaksu kätte, ulun seal oma pisaraid vahepeal veerand tundi kuskil nurga tagana, kirun vannun seda maailma maapõhja ja sõidan edasi ja lõpuks tulen koju, saan aru, et kus ma käisin, siis mul on jälle isu mingiks ajaks nagu täis sellest kõigest, alati ma luban, et ma enam ei lähe, nüüd ma lähen jälle. See tuttavad sõnad. On, eks see. Aga vaatad,
teie tüdrukud armastaksite kindlasti minna soojale maale. Vot mina ei ole soojamaa inimene, ma ennem lähen külmale maale. Ma ei mõtle Siberisse, külmale maale küüditatuna, ma mõtlen kuskile Alaska, Gröönimaa, oi jumal. Ma annaks väga palju, kui ma saaks sinna minna. See oleks minu jaoks väga kõva kutsumna. Suusareisid. Loomad, ei saa minna, võtan kõik mäele kaasa, eks ju. Kui on vabatahtlikke loomaentusiaste, siis võite ka teada anda, et kes on nõus näiteks Ronaldo reisijaks minema Rabatalusse elama, tasuta praktika, tasuta elukoht olemas, on ju? Yes. Aga milles sa... Uitide ulumine ja karude kriiskamine, ilveste kriiskamine, kõik garanteeritud. Mis sind inspireerib ja motiveerib üldse tegutsema? Mis sulle siukest sisemist powerit annab? Mul käis paar nädalat tagasi üks noormees. Ma ei hakka ütlema, mis masinaga ta hoovi tuli, siis te tüdrukud juba kadestate kõik. Ta tuli väga uhke võimsa relvaga, sõitis hoovi. Ja see noormees käis mul hoovis ringi. Ta noormees, ta on peaaegu sama vana kui mina. Ja ta jalutas ringi ja ta ütles, mine pekki, mis power siin on, kus siin on energia. Ta on ka siuke natuke käib kuskil šamaani laagrites ja siukest asja, ta ei ole päris siuke linnavurle. Ja siis ma nagu rääkisin taga väheke, ütles, et ma olen käinud paljudes kohtades, ütles, aga siin on pauk, siin on täielik energiapauk. Ta jalutas ringi ja seda põhimõtteliselt vahepeal värises. Ütles, et ei ole võimalik, kuidas saab olla niimoodi. Ja siis me nagu rääkisime taga, me olime taga kuskil pool päeva koos, sõitsime selle uhke autoga mööda linna ringi igal pool, rääkisime juttu ja kõik oli siuke hästi lahe ja ta käis muideks mul tiigis ujumas, küsis, kas ma võin minna ujuma, et ma tahaks väga käia, et ma pole kunagi käinud jääaugus. Ma käin iga hommiku külma duši all, aga jääaugus pole käinud. Ma ütlesin, jaa, muidugi. Et kui ma pean rätiku talle tooma, ja ütlesin, toomule palun rätik. Ta käis ära, tuli välja, ta oli ükski närvi liikunud, ta lihtsalt käis ujus seal jääaugus, tuli välja, ütles, et mine pekki, ei ole võimalik. Ja siis ta ütles mulle, nüüd ma saan aru, kus sina selle energia saad. Ütles, seal Rabatalus on väga hea aura, väga hea energia. Seda on ka üks ravitseja, üks nõid kunagi öelnud, kes seal käis. Ütles, siin on uskumatu aura, mis siin on. Nii et ma usun seda, sealt see minu energia tulebki. Vägev värk, ma lõpetuseks lisan, et võib-olla kõik preilid ainult vägevate autode peale ka käima ei lähe, et on ka, ma arvan, preilisid, kes tulevad ja lähevad selle Rabatalu peale ise käima juba. Okay. Aga meie soovime sulle sinu unistuste täitumisi ja aitäh sulle selle eest, et sa teed seda, mis sa teed südamega ja ajad oma asja. Ja aitäh kuulajatele, kes võtsid aja ja olid koos meiega täna, nii et suur aitäh teile! Aitäh, kallid sõbrad, et ära kuulasite. Love you! Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!